Venemaa täiemahuline sõda Ukrainaga võis küll alata 2022 aastal, kuid kahe riigi vaheline konflikt ulatub tegelikult palju kaugemasse aega, täpsemalt aastasse 2014. Just siis viisid Vene väed läbi Krimmi ebaseadusliku annekteerimise, varastades oma naabrilt terve piirkonna vähem kui 4 nädalaga. Sellest ajast peale on Kiievi ametnikud, sõjaväejuhid ja kogu Ukraina rahvas igatsenud näha päeva, mil Krimm täielikult tagasi vallutatakse ja täielikult Venest vabastatakse. Lõpuks ometi võib nende ootamine lõppeda ja Venemaa presidendil Vladimir Putinil pole suurt midagi teha, et seda peatada. Ja see pole kindlasti see, mida Putin oleks oodanud, kui ta üle 10 aasta tagasi Krimmi Venemaa osaks kuulutas. Erinevalt tema niinimetatud 2022 aasta sõjalisest erioperatsioonist, mis on muutunud pikaks, venivaks ja erakordselt kulukaks ettevõtmiseks, kulges Krimmi annekteerimine Putini jaoks tegelikult üsna sujuvalt. Ta kasutas ära lühikest poliitilise kaose perioodi Kiievis, et piirkond hõivata, saates sinna eliitüksused märgistamata vormides, et tekitada segadust ja viivitada igasugust Ukraina sõjalist vastust. Kasutades maksimaalselt ära Venemaa juba olemasolevaid sõjaväerajatisi sellistes kohtades nagu Sevastopol, haarasid Putini väed kiiresti kontrolli Krimmi parlamendi, võtmetähtsusega infrastruktuuri ja sidekeskuste üle. See oli operatsioon, mis oli hoolikalt planeeritud ja üsna laitmatult ellu viidud ning selle tulemusel sai Venemaa kontrolli väga strateegilise asukoha üle. Asukoha, mida Putin ise on nimetanud uppumatuks lennukikandjaks. Ainult Krimmi ja selle sadamalinna Sevastopoli kaudu saab Venemaa kontrollida Musta merd ning näidata jõudu nii Vahemerel kui ka isegi Lähis-Idas. See, kellele kuulub Krimm, omab ka mõjuvõimu erinevate Musta mere kaubateede üle ning tasub märkida, et ümbritsevad veed on rikkad loodusvarade nagu nafta ja gaasi poolest. Lühidalt öeldes on see äärmiselt väärtuslik territoorium, mida kontrollida. Ja Venemaa kasutas seda kontrolli täielikult ära, kui valmistus 2022 aasta täiemahuliseks sissetungiks. Venemaa koondas poolsaarele vägesid, laskemoona ja sõjatehnikat, mida seejärel kasutati Ukraina lõunapiirkondade pommitamiseks. Sellest ajast alates on Venemaa kogu konflikti vältel jätkuvalt tuginenud Krimmile kui sõjaliseks stardiplatvormiks. Poolsaarelt on tulistatud lugematul hulgal rakette ja droone Ukraina linnade, asulate ja rindepositsioonide pihta, samal ajal kui kuulsat Krimmi silda, mis ühendab Krimmi Venemaa mandriosaga üle Kertši väina, kasutatakse olulise varustusteena. Kuid Venemaa pole kunagi suutnud Krimmis täielikult kanda kinnitada ega piirkonda täielikult kontrolli alla saada, sest Ukraina pole seda lubanud. Täiemahulise sissetungi esimesest päevast alates tegid Ukraina komandörid selgeks, et üks nende pikaajalistest eesmärkidest on poolsaare vabastamine. Ja Ukraina relvajõududel ei kulunud sugugi kaua aega, et seda väidet ka tegelike tegudega kinnitada. Tõepoolest, vaid mõni kuu pärast sõja algust algasid esimesed rünnakud, kui Ukraina droonimeeskonnad sihtisid Venemaa Musta mere laevastiku Sevastopolis ja plahvatused raputasid Krimmi silda. Sõnum oli selge. Isegi kui Ukraina võitles Venemaaga 100 miilide pikkusel rindejoonel sellistes piirkondades nagu Donetski, Luhanski ja Hersoni oblast, oli Ukraina otsustanud muuta Krimmi vaenlase vägede jaoks võimalikult ohtlikuks okupeerimiseks. Ja kuude ja aastate möödudes rünnakud jätkusid. Sõjalaevad uputati Sevastopoli mereväe baasis. Storm Shadow Deep-raketid pühkisid Vene kindlustused kaardilt. Lennukeid süüdati kamikaadse droonidega ning õhutõrjesüsteemid hävitati ükshaaval. Ka Krimmi sild sai jätkuvalt kannatada, saades teist korda tabamuse 2023 aasta juulis ja seejärel uuesti 2025 aasta juunis. Mõned Ukraina rünnakud Krimmile olid suhteliselt väikesed. Teised olid lausa laastavad, nagu ikooniline operatsioon Crab Trap, mille käigus tulistati 2023 aasta septembris otse Vene Musta mere laevastiku peakorteri hoone pihta Sevastopolis Storm Shadow rakettide salvo, tappes väidetavalt üle 30 ohvitseri ja haavates enam kui 100 teenistujat. Need rünnakud tagasid, et Vene väed olid Krimmis ja selle ümbruses pidevalt pinges, alati ettevaatlikud, et igal hetkel võivad saabuda uued droonid või raketid. Kuid Ukraina suutis harva Krimmis lõpuni minna, viia sinna vägesid või tegelikult osa oma kaotatud maast tagasi vallutada. Alati olid tal muud prioriteedid, teised vaidlusalused alad, millega tegeleda, teised linnad ja asulad, mida kaitsta, teised Vene rünnakud, mille pärast muretseda. See ei saanud teha viga, pühendades liiga palju aega, ressursse või elavjõudu Krimmile, sest see oleks võinud avada nõrkusi rindeliinide võtmealadelt, andes Venemaale võimaluse läbi murda ja väärtusliku territooriumi hõivata. Nii ootas Ukraina kannatlikult oma aega. Ta jätkas edukate rünnakute Krimmi vastu planeerimist ja elluviimist.
See hävitas olulisi vahendeid nagu õhutõrjesüsteemid, radarid, lennukid ja laskemoonalaod. Kuid mõnikord möödus iga rünnaku vahel mitu nädalat või kuud, sest Ukraina väed pidid keskenduma teistele piirkondadele. Selle tulemusena võisid need juhtumid tunduda üksikute või isegi juhuslike rünnakutena, kuid tegelikult need seda ei olnud. Need kõik olid osa suuremast strateegiast ja kõik aitasid kaasa lõppeesmärgile – Krimmi poolsaare derussifitseerimisele. Iga rünnak nõrgendas venelaste positsiooni, iga löök vähendas nende mõju piirkonnas ja muutis selle nende jaoks raskemini kaitstavaks. Nii et kui saabub aeg, mil Ukraina saab lõpuks oma eelise maksma panna, poleks vaenlasel mingit võimalust seda peatada. Ja tundub, et see aeg on lähenemas, sest 2026 aastal on toimunud suur muutus jõudude vahekorras. Nüüd on Ukraina ilmselt oma tugevaimas positsioonis läbi aegade. Selle riigi sisene kaitsetööstus areneb jõudsalt, sest üle kogu riigi töötab sõna otseses mõttes sadu uusi kaitsetööstusettevõtteid palavikuliselt põnevate uute uuenduste kallal, alates droonidest ja rakettidest kuni õhutõrjetehnoloogiate ja paljude muude valdkondadeni. Mäepinnal on Ukraina väed samuti saavutanud suuri edusamme. Nad pole mitte ainult suutnud peatada Venemaa lakkamatu rünnaku ja takistada neil territooriumi hõivamast, vaid on suutnud ka tagasi vallutada suhteliselt suuri alasid, mis olid varem kaotatud. Tõepoolest, veebruar 2026 oli Ukraina armee jaoks märkimisväärne kuu, sest see oli esimene kord alates 2023 aastast, kui riigi väed suutsid tegelikult tagasi vallutada rohkem maad, kui nad kaotasid. Lisaks sellele on oodata, et Ukraina saab peagi murrangulise 90 miljardi euro ehk 105 miljardi dollari suuruse laenu Euroopa Liidult. Seda laenu oli blokeerinud Ungari peaminister Viktor Orban, kuid kuna Orbani valitsemisaeg on pärast ränka kaotust 12. aprilli parlamendivalimistel lõpuks lõppemas, saab Ukraina nüüd selle tohutu rahasüsti. Ukraina peab tugevdama oma vägesid, veelgi arendama kaitsetööstust ning hankima laskemoona ja varustust, mida on vaja, et jätkuvalt vaenlastele survet avaldada. Venemaa pole samal ajal kunagi varem nii nõrk olnud. Näiteks Orbani poliitilise kaotusega on Putin kaotanud ühe vähestest liitlastest, kes tal NATO liidus ja Euroopa Liidus oli. See nõrgestab oluliselt tema poliitilist mõjuvõimu. Vene väed liiguvad samuti viimaste aastate aeglaseimas tempos. Mõnes rindelõigus on nad täielikult seisma jäänud või isegi Ukraina kaitsjate poolt tagasi tõrjutud. Teistes kohtades liiguvad nad küll edasi, kuid nii aeglaselt, et see vaevu muudab midagi. Kremli armee kaotab jätkuvalt nii sõdureid kui ka varustust murettekitava kiirusega. 10 000 sõdurid saavad iga kuu kas surma või raskelt haavata. Tuhanded deserteeruvad või annavad alla ja isegi need, kes vabatahtlikult täidavad oma ülemate käske, peavad rindel tappmissioonides vastu heal juhul vaid paar nädalat, enne kui nad asendatakse uute värvatutega. Ja kui rääkida uutest värvatutest, siis on nüüdseks hästi dokumenteeritud, Venemaal on üha raskem neid piisavalt leida. Värbamisstatistika on märgatavalt langenud, samal ajal kui kaotuste arv kasvab. Ja kogu 2026 aasta esimeses kvartalis ei suutnud Venemaa järjepidevalt tuua piisavalt uusi sõdureid, et asendada neid, kes olid hukkunud või haavata saanud. Nende armee muutub väiksemaks ja nõrgemaks ning sama juhtub ka nende väljavaadetega selles sõjas. Kogu see jutt Venemaa vältimatust võidust hääbub aeglaselt, kuid kindlalt, kuna eksperdid ja analüütikud üle kogu maailma, sealhulgas mõned Venemaa enda karmid sõjablogijad, mõistavad, et olukord on muutunud. Tõusuteel on Ukraina, mitte Venemaa. Ja kindralleitnant Ben Hodges, kes teenis Ameerika Ühendriikide armees peaaegu 40 aastat ja tõusis USA armee Euroopa vägede ülemaks, usub, et just nüüd on Kiievi vägedel aeg Krimmis tempot tõsta. Aga enne kui uurime, mida ta ütles ja mida see kõik tähendab, siis kui selline analüüs sind huvitab, telli kindlasti The Military Show kanal. Me teeme selliseid ülevaateid igal nädalal. Hiljuti esines kindralleitnant Hodges Timesi raadiotaskuhäälingus Frontline, sõda Ukrainas ja globaalne julgeolek, kus analüütikud ja eksperdid arutavad Venemaa-Ukraina sõda ning jagavad oma teadmisi ja prognoose selle kohta, mis võib edasi juhtuda. Saates esinedes jagas Hodges oma arvamust, et hoolimata kogu võitusest ja tähelepanu mujale pöördumisest on Krimm ilmselt kogu selle sõja võti. Ma usun endiselt, nagu olen algusest peale uskunud, et Krimm on selle sõja otsustav piirkond. Ta selgitab, et poolsaarel on mõlema poole jaoks nii sümboolne kui ka strateegiline väärtus. Näiteks Putin on järjekindlalt väitnud, et see piirkond peaks õigustatult kuuluma Venemaale ning on läinud nii kaugele, et nimetanud seda pühaks paigaks ja Venemaa lahutamatuks osaks. Vene liider on samuti hästi teadlik poolsaare strateegilisest väärtusest. Hodgesi sõnul tuleneb võime projitseerida jõudu üle Musta mere just Krimmist. Ta lisab, et kui Ukraina suudaks Krimmi tagasi vallutada ning saada kontrolli selle sadamate ja lennuväljade üle, võiks see kogu selle sõja olemust täielikult muuta.
Hodges märgib, et Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski ja riigi ülemjuhataja Oleksandr Sõrski-sugused inimesed on kindlasti teadlikud piirkonna väärtusest ning Krimm on kahtlemata nende eesmärkide nimekirjas kõrgel kohal. Kuigi ta usub, et otsest maismaa rünnakut selles piirkonnas veel ei toimu ja see pole praegu ka tegelikult vajalik, ootab ta rohkem pidevaid rünnakuid lennuväljade, õhutõrje ja teiste sihtmärkide vastu. Ta usub ka, et Krimmi silla päevad on loetud, öeldes ühemõtteliselt, et see suur sild kukub lõpuks kindlasti kokku. See oleks Ukrainale murranguline hetk. Kuigi Venemaa on Ukraina lõunapiirkondi piisavalt okupeerides sisuliselt loonud maismaaühenduse Krimmiga, sõltub ta siiski tugevalt just Krimmi sillast. Ja üldiselt Kertši väinast, et turvaliselt transportida elutähtsaid varusid nagu kütus, relvad ja laskemoon poolsaarel ja lõunapiirkondades paiknevatele vägedele. Kui see sild peaks hävima, muudaks see kogu olukorda. Äkitselt oleksid kõik Krimmi jäänud Vene väed oma kaasmaalastest ära lõigatud. Neil ei oleks enam seda turvalist põgenemisteed tagasi mandrile ning samuti ei saaks nad nautida pidevat ja katkematut varudevoogu Krasnodari kraist. See oleks ka tohutu piinlikkus Kremlile, kui näha, et Venemaale peaaegu $4 miljardit maksma läinud sild kaob kaardilt. Ja Ukraina on juba tõestanud, et suudab seda silda edukalt rünnata. Seda on tehtud 3 erineval korral, kasutades droonide ja veealuste lõhkeainete segu, et kahjustada konstruktsiooni ja sundida see ajutiselt suldama, kuni remonditööd toimuvad. Ukraina on täna isegi tugevam kui varasematel aastatel. Võimsamate droonide ja rakettidega võib see potentsiaalselt saada terveid sillaosi alla vette varisema. Pole sugugi võimatu, et 4. rünnak Krimmi sillale võib juba olla ettevalmistusetapis. Samal ajal tõstab Ukraina juba panuseid oma viimaste rünnakutega poolsaarel, hävitades selles piirkonnas veelgi rohkem olulisi sihtmärke. Näiteks 5. aprilli ööl kinnitas Ukraina kaitseluure, et aktiivsete operatsioonide osakonna eriüksused kasutasid droone, et rivist välja lülitada Vene raudteeparvlaev Slavjanin. See oli viimane raudteeparvlaev, mis tegutses üle Kertši väina. Need parvlaevad olid vedanud sõjatehnikat ja laskemoona üle vee Vene vägedele Krimmis. Kuid kuna kõik need alused on nüüdseks hävitatud, kahjustatud või muul viisil rivist välja viidud, on Venemaal paratamatult raskem ressursse punktist A punkti B toimetada. Tõenäoliselt tuleb meil Krimmi silda sagedamini kasutada, mis muudab selle Ukraina jaoks veelgi väärtuslikumaks sihtmärgiks. Teise võimalusena võiksid Kremlis olevad komandörid otsustada varustust suunata läbi okupeeritud Donbassi alade ja edasi Krimmi Hersoni piirkonna kaudu. Selle plaani probleem seisneb aga selles, et need marsruudid asuvad palju lähemal rindejoonele ja on seetõttu palju suuremas ohus Ukraina droonirünnakute, rakettide või isegi suurtükiväe tule all. Kuna Kiievi droonid on pidevalt õhus ja jälgivad ümbrust igasuguse Vene tegevuse märkide suhtes, ei kuluks neil ilmselt kaua aega, et tuvastada poolsaare suunas liikuvad kolonnid. Ja sealt edasi oleks vaid aja küsimus, millal ründedroonid või raketid saadetakse neid hävitama. Ja Ukraina keskendab juba oma jõupingutusi nende maismaapõhiste varustusliinide häirimisele. Aprillis toimunud nädalapikkuse kampaania jooksul viis Ukraina läbi mitu edukat rünnakut olulisel maismaakoridoril, mis ühendab Venemaad ja Krimmi. Sihtmärgiks võeti ja kahjustati 3 Vene arsenali ning 3 eraldi varustusladu. Lisaks ründasid Ukraina väed 2 logistikasõlme, mis aitasid koordineerida varustuse liikumist mööda seda koridori. 20. aprillil ilmusid teated, et Ukraina kaitsejõud korraldasid täiendavaid rünnakuid 2 Venemaa suurele dessantlaevale, mis asusid Sevastopoli lahes. Hiljem tuvastati need 2 laeva kui projekt 775 Jamal ja projekt 117 Nikolai Filtšenkov. Jamal oli võimeline vedama kuni 500 tonni kaupa, sealhulgas soomusmasinaid ja vägesid, ning selle väärtus on üle $80 miljoni. Nikolai Filtšenkov on seevastu veelgi suurem, maksimaalse kandevõimega umbes 1000 tonni, mis annab talle võimaluse üle vee transportida üsna suurt dessantväge. Kuigi see on 2 laevast suurem, on see ka vanem ja mitte nii kallis, kuid selle väärtus on siiski umbes $70 miljonit. Need rünnakud koos viimase Kertši väina parvlaeva tabamisega saadavad selge sõnumi. Ukraina katkestab Venemaa varustusliinid Krimmi. Tükkhaaval isoleeritakse piirkonda, muutes Kremlile alluvate vägede jaoks üha raskemaks saada kütust ja laskemoona, mida neil on vaja enda kaitsmiseks. Hävitades dessantlaevu ja sarnaseid aluseid, takistab Ukraina ka Venemaal poolsaarele suuremate vägede koondamist. See on väga oluline, sest varem, isegi kui Ukraina suutis Krimmis mõne Vene õhutõrjesüsteemi või muu varustuse hävitada, sai vaenlane alati lihtsalt kaotatu asendada.
Kui Kiievi droonid hävitasid näiteks laskemoonalao, said Vene väed lihtsalt teistest piirkondadest laskemoona tuua ja selle üle Väina või Krimmi silla transportida. Kuid kui varustusteed on läbi lõigatud ja surve all, ei ole see enam võimalik. Suuremat pilti vaadates võib see olla millegi palju suurema algus. Kui Ukraina suudab Krimmi isoleerida, muutuvad poolsaarele jäänud Vene väed sisuliselt kergeks saagiks. Ja kuna Ukraina droonid ja raketid muutuvad iga aastaga paremaks ja täpsemaks, ei oleks kaitsevägedel erilisi raskusi ülejäänud vägede likvideerimisega. See omakorda vähendaks kiiresti Kremli kontrolli piirkonna üle. Ja kui Ukraina suudaks lõpuks rajada tee läbi Hersoni, võiks ta ära kasutada vaenlase nõrkust ja ühel päeval saata oma sõdurid piirkonda tagasi vallutama. See võib tunduda kauge tulevikuna, kuid kõik tükid on juba paigas ning Ukraina sõjavägi teeb kõik õiged sammud, et oma derussifitseerimise visioon lõpuks ellu viia. Ja kuna Kreml seisab silmitsi kasvavate kaotustega, hävitavate varustuse kaotustega, seiskunud rinde peale tungidega ja ebaõnnestunud värbamiskampaaniatega, ei ole tal enam võimalusi kindlustada Krimmi nii tugevalt ja kindlalt nagu varem. Seega, kui Ukraina suudaks isegi osalist kontrolli piirkonna üle saavutada, muutuks kõik. Venemaa Musta mere laevastik, mis on juba Ukraina droonirünnakute tõttu sunnitud varjuma, muutuks ebaoluliseks, kuna ta ei saaks enam Sevastopolit turvaliselt oma kodubaasina kasutada. Kremli kaotaks samuti võime projitseerida jõudu ja mõju Musta mere piirkonnas ja kaugemalgi. Pikas perspektiivis, kui Ukraina suudab lõpuks täita oma ammuse unistuse saada Euroopa Liidu või NATO liikmeks, väheneb Venemaa mõjusfäär veelgi. See tähendaks hämmastavat pööret võrreldes 2014. aastaga. Tollal, pärast nii kiiret ja tõhusat ülevõtmise operatsiooni, arvas Putin, et ta on kindlustanud Krimmi Venemaa osana põlvkondadeks. Nüüd saab ta teada, kui rängalt ta eksis. Esimene löök. Vene dessantlaevad ja palju muud hävitati massiivse öise operatsiooni käigus, mis on jätnud Vene meremehed PTSD all kannatama. Teine löök. Ainus naftarafineerimistehas ja ekspordikeskus, mis Venemaal Musta mere piirkonnas on, põleb, kuna Ukraina ründab korduvalt Venemaa Krimmi infrastruktuuri. Mis puudutab kolmandat lööki, siis see võib väga hästi tähendada Venemaa võimu täielikku lõppu Krimmis. Vene meremehed ja potentsiaalsed meremehed põgenevad poolsaarelt nagu rotid uppuvalt laevalt, kuna Musta mere deokupatsioon on alanud. 20. aprillil tuli uudis, et üks Ukraina kõige salajasemaid üksusi oli sihtinud mitmeid sihtmärke okupeeritud Krimmis. Salajane kummituste üksus, mis kuulub Ukraina luure peavalitsuse ehk HURi koosseisu, muutis eelmisel õhtul Sevastopoli lahe Musta mere laevastiku jaoks tõeliseks põrguks, kui droonirünnakute seeria tõttu muutusid veel 2 Putini laevastiku laeva kasutuskõlbmatuks. Seekord ei olnud sihtmärkideks Vene raketikandjad ega muud sõjalaevad. Ukraina oli juba sellist tüüpi laevu palju hävitanud ning see, mis Venemaal veel alles on, hoitakse võimalikult kaugel Krimmist. Kreml kardab Ukraina droone ja rakette. Selle asemel sihtisid kummitused paari Vene dessantlaeva, mida Vladimir Putin on kasutanud kauba ja sõdurite vedamiseks Krimmist Ukraina mandriosale. Üks sihtmärkidest oli projekt 775 Jamal. Laev ehitati juba 1988. aastal, mis teeb sellest järjekordse nõukogudeaegse varustuse, mida Vladimir Putin on otsustanud Ukraina sõjas kasutada ning see suudab vedada 500 tonni kaupa. Muide, see last võib sisaldada nii vägesid kui ka sõidukeid. Mis puudutab teist laeva, siis see oli projekt 1171 Nikolai Filtšenkov, mis on isegi vanem kui esimene alus. 1975 aastal ehitatud dessantlaeva kandevõime on 1000 tonni ning seda saab kasutada amfiiboperatsioonideks ja rünnakuteks. Tead, kui Venemaa suudaks midagi sellist Mustalt merelt alustada? Mõlemad laevad seisid sadamas jõude, kui kummitused oma rünnaku alustasid. Nüüd teatab HUR, et Ukraina droonid on need täielikult rivist välja viinud. Kummitused ei piirdunud ainult nende laevade hävitamisega, mida Venemaa kasutas oma vägede varustamiseks mandril, vaid läksid veelgi sügavamale Krimmi. Lisaks Vene dessantlaeva hävitamisele tavasid kummitused otse Vene Podlet K1 radariseadet. Podlet radaril on tegevusraadius 10–300 kilomeetrit ehk 6,2–186 miili. See suudab jälgida korraga kuni 200 sihtmärki ja jälgida ka lähenevaid mürske. Liikudes kiirusega 4400 kilomeetrit ehk veidi üle 2200 miili tunnis, Venemaal on selliseid süsteeme vaja. Need pakuvad varajast hoiatust lähenevate droonide ja rakettide kohta, mis teoreetiliselt peaks võimaldama Venemaal oma õhutõrjet organiseerida nii, et oht kõrvaldatakse juba enne, kui see kohale jõuab. See ei juhtunud 19. aprilli ööl.
Poodlik K1 hävitati just selle tüüpi ohuga, mida ta pidi avastama. Ja see ebaõnnestumine, olgu see siis Poodlik K1 või õhutõrjesüsteemide süü, mis peaksid käivituma, kui Vene radar tuvastab ohu, maksis Putinile just $5 miljonit. Sellele summale võib tõenäoliselt lisada veel 10 miljoneid dollareid 2 dessantlaeva eest, mille kummitused rivist välja lõid. Ja kui sa oled skeptiline Ukraina viimase Krimmi rünnaku edu suhtes, siis hurr on juba sammu võrra ees. Nad ei öelnud lihtsalt, mida nad tegid. Neil on ka videomaterjal selle tõestuseks. Telegrammis avaldati koos avaldusega, mis paljastas, mida Krimmi öös kummitused korda saatsid, ka see videomaterjal, mis näitab meile mitme Ukraina drooni vaatenurka nende lähenemisel. Video esimese 25 sekundi jooksul näeme, kuidas Ukraina droon läheneb ühele Venemaa dessantlaevale ja tabab seda otsetabamusega. Droonilt jäädvustatud vaade kaob hetkega, kui see oma lõhkelaengu vallandab. Seejärel teine droon, teine laev, täpselt sama tulemusega. Üheski neist kaadritest pole näha, et Venemaa õhutõrje laseks valanguid või tulistaks rakette. See on peaaegu nagu kummitustel oleks olnud vaba lask Venemaa laevade pihta, mis on veel üks märk sellest, et Putinil lihtsalt puudub vajalik varustus, et Krimmi korralikult kaitsta. Selgub, et see vaba lask on Ukraina suure töö tulemus. Ja see on probleem Venemaa jaoks. Ukraina viimane rünnak okupeeritud Krimmis on toonud esile kurnamiskampaania, mis on purustanud kaitse, mille Venemaa poolsaarel üles ehitas. Nagu oluline postitus märgib, on Krimm olnud Venemaa Musta mere laevastiku peamine logistika- ja mereväebaas nii Venemaa sissetungi ajal Ukrainasse kui ka 8 aastat pärast Venemaa ebaseadusliku Krimmi annekteerimist 2014. aastal. Enamik rahvusvahelisest kogukonnast tunnustab Krimmi jätkuvalt Ukraina osana, hoolimata Venemaa okupatsioonist ja poolsaare tulevikku puudutavast rahvahääletusest, mis oli peaaegu kindlasti ebaseaduslik. Ukraina töötab nüüd selle nimel, et Krimm lõplikult okupatsioonist vabastada. Jääge meiega, sest meil on hiljem videos Ukraina Krimmi kampaania kohta veel palju öelda. Enne kui selleni jõuame, ei olnud Ukraina 19. aprillil veel Venemaa Musta mere kohalolekuga ühele poole saanud. Kui laevad põlesid ja radarid näitasid, kui kasutud need tegelikult on, eskaleerus olukord Krimmist väljaspool. Veel üks naftaterminal sai tabamuse ning see on sama, mida Ukraina on varemgi sihikule võtnud. 20. aprilli raportis avaldas Kiiev Post, et Ukraina on laiendanud oma kampaaniat Venemaa nafta vastu, mis viis droonide saatmiseni Tuapse naftatöötlemistehase ja ekspordikeskuse suunas. Oluline on märkida, et kuna Tuapsi on ainus Musta mere ekspordikeskus, mis Venemaal on, siis see ei asu Krimmis. See asub Venemaa Krasnodari krais, mis paikneb Krimmist ida pool ning kus asub ka Novorossijski sadam, kuhu Venemaa paigutab nüüd suurema osa Musta mere laevastikust pärast seda, kui see põgenes Sevastopolist. Selle teise rünnaku kinnitas Ukraina kindralstaap, kes kasutas samuti Telegrammi, et jagada mõningaid pilte möllavatest tulekahjudest tihedas sudus, mis nüüd katab üht Venemaa tähtsamat rafineerimistehast ja ekspordikeskust. Krasnodari piirkonnas asuvat Tuapsi naftarafineerimistehast tabati taas. Salvestati rünnak mahutipargile, millele järgnes tulekahju tehase territooriumil, kinnitas Ukraina kindralstaap. Lisaks on veel üks vähe kajastatud detail. Nimelt tabasid Ukraina droonid ka naftabaasi okupeeritud Krimmis. Fardiska naftabaas põleb nüüd sama eredalt kui rafineerimistehas, mis tõenäoliselt varustas seda seal hoitud naftaga ning mõlemad rünnakud koos muudavad kütuse toimetamise Mandri-Ukrainas paiknevatele vägedele palju keerulisemaks. Rohkem üksikasju pärineb väljaandelt United24 Media. See ütleb, et kohalikud elanikud on juba saatnud fotosid, videoid ja teateid sõltumatutele väljaannetele, nagu Astra. Kõikides neist teadetes on lugu sama. Suured tulekahjud, paks suitsukate, mitu kütusehoidlat Tuapsis põlevad pärast massilist droonirünnakut, milleks Venemaa polnud kuidagi valmis. Tulekahjud Tuapsis levivad samuti. Kuni 10 selle rajatise hoiupaaki on mõjutatud tulekahjust, mis hõlmab rafineerimistehast, mille aastane töötlemisvõimsus on 12 miljonit tonni naftat. See on koht, kus toodetakse Euro 5 standarditele vastavat diislikütust, mistõttu on Tuapsist saanud Venemaa peamine Musta mere naftaekspordikeskus. Samuti toodetakse seal kütteõlisid, lennukikütust, bensiini ja hulgaliselt naftatooteid, mida Venemaa maismaal asuv sõjavägi vajab rünnakuteks Ukraina positsioonide vastu. Lühidalt öeldes on Tuapsi Venemaa jaoks eluliselt tähtis. Ukraina teab seda väga hästi, mistõttu on ta alates Putini 2022. aastal alanud täiemahulisest sissetungist seda rajatist rünnanud 9 korda. Ja üks neist rünnakutest toimus vaid mõned päevad enne viimast rünnakut rafineerimistehase vastu. 19. aprill ei olnud üksikjuhtum, see oli osa klassikalisest Ukraina topeltrünnakust. Ja just selliseid asju me käsitleme siin saates Sõjasaade. Me anname teile täieliku ülevaate, mitte ainult pealkirju. Kui saate meilt vajalikku teavet, siis ärge unustage tellida Sõjasaadet. Nüüd saab Venemaa olema raevunud 19. aprilli Tuapsa rünnaku pärast.
Vaid 3 päeva varem pidi Venemaa tegelema teise Ukraina rünnakuga täpselt sama rajatise vastu. Kütusemahutid süttisid põlema ja selle rünnaku ajal registreeriti mitu plahvatust ning rünnak oli nii ulatuslik, et Krasnodari lennujaama võimud pidid kehtestama ajutised lennupiirangud. Kiev Post avaldab, et see esimene rünnak põhjustas nii suure tulekahju, et selle kustutamiseks oli vaja üle 150 tuletõrjuja ja muu päästepersonali. Nende tuletõrjujate näoilmed oleksid olnud hindamatu väärtusega 19. aprillil. Just siis, kui nad arvasid, et on Ukraina põhjustatud tulekahju kontrolli alla saanud, paljastas droonide sumin nende kohal, et nad peavad kõike otsast peale alustama. Tuapsi on sihtmärk ja tundub, et Ukraina kavatseb rünnata ikka ja jälle, kuni Putin saab aru, et tema Musta mere nafta ekspordi sõlmpunkti kasutamine ei tule kõne alla. Mida me Tuapsi rünnakust näeme, on see, et Ukraina viib oma kahekordse strateegia kaugemale kui kunagi varem, ajada Venemaa Mustast merest välja ja suurendada survet Venemaa naftasektorile. Ukraina droonid pidid Tuapsisse jõudmiseks lendama üle või ümber Krimmi. See on vältimatu. Tegelikult peaks juhtuma see, et Venemaa radarid tuvastavad need droonid ja seejärel õhutõrje laseb need taevast alla. Aga seda ei juhtu. Ukraina droonid tabavad nii Krimmi kui lendavad sellest mööda, mis näitab, et Putini poolsaare kaitses on tekkinud tõsised lüngad. Mis puudutab naftat, siis Ukraina on juba mitu kuud Vene naftat rünnanud. Kuid alates märtsi lõpust on Ukraina oma rünnakuid suurendanud, tõenäoliselt seetõttu, et USA tühistas ajutiselt sanktsioonid Vene nafta ekspordile seoses segadusega Hormuzi väinas. Ukraina on sellele sanktsioonide pausile vastanud nädalate pikkuste rünnakutega, mille tagajärjel on Vene naftaekspordikeskused ja rafineerimistehased leekides olnud. Eesmärk on kahekordne. Esiteks, nagu Ukraina presidendi kantselei juht Kirillo Budanov välja toob, tahab Ukraina nende rünnakutega näidata, et neil on rahuläbirääkimiste käigus veel palju trumpe varuks. Venemaa soovib kujundada narratiivi, et Ukraina on oma jõu ammendanud. Seda on raske teha, kui su laevad upuvad, radarid hävitatakse ja naftataristu põleb Ukraina droonirünnakute tõttu. Teiseks tahab Ukraina tagada, et Venemaa ei saaks kaugeltki nii palju kasu, kui Putin soovib pärast naftahinnašokke, mis on tekkinud operatsiooni Epic Fury käigus Iraanis. Venemaa peaks praegu naftaraha kokku ajama. Hormuzi väina blokaad on viinud selleni, et Vene Uurali toornafta kaupleb hindadega, mis olid vaid mõned nädalad tagasi ohtlikult lähedal $100 barreli kohta. Sellised rünnakud nagu need, mida nägime Tuapsis, on olnud Ukraina jaoks edukad. Väljaande New Voice of Ukraine andmetel maksavad Venemaale põlevad naftaterminalid ja rafineerimistehased naftaraha arvelt $100 miljonit päevas. See kõik on tulu, mida Putin lootis maksustada, et saada rohkem raha oma sõjamasina jaoks. Selle asemel seisab Venemaa nüüd silmitsi igakuise $3 miljardi suuruse naftatulu puudujäägiga, mis kestab nii kaua, kui Ukraina otsustab jätkata Venemaa naftataristu vastu suunatud rünnakute taset, mida oleme viimastel nädalatel näinud. Aga tuleme tagasi Krimmi ja Musta mere juurde. Varem rääkisime teile, et kõik, mis juhtus 19. aprillil, oli osa suuremast Ukraina kampaaniast, mille eesmärk on viia ellu Krimmi poolsaare vabastamine okupatsioonist. Ukraina on mõistnud, et ei suuda seda poolsaart maismaal vasturünnakuga vallutada. See tähendaks vägede saatmist kitsaskohtadesse, kus neid oleks lihtne pommitada suurtükitule ja õhurünnakutega. Seetõttu on Ukraina valinud pikaajalise strateegia. Vähendades järk-järgult Venemaa Krimmi ja Musta mere kaitsevõimet, muudab Ukraina Krimmi poolsaare paljudele venelastele, kes on okupeeritud alale sattunud, liiga ohtlikuks paigaks. Oleme näinud huvitavat muutust selles, kuidas Vene inimesed ja sõdurid on Krimmi suhtunud pärast seda, kui Putin Ukrainasse tungis. Sõja esimestel aastatel peeti Krimmi omamoodi turvaliseks pelgupaigaks, vähemalt võrreldes Ukraina mandriosaga, kus käis suurem osa lahingutest. Poolsaar jäi Ukraina rakettide ja droonide tegevusraadiusest välja. Need relvad avaldasid sel ajal sõjas mõju Mustal merel. Lõpuks hakkasime nägema, mida need suudavad teha ka Krimmis endas. Isegi veel 2024. Aasta jaanuaris teatas Business Insider tervetest Vene sõdurite rühmadest, kes hülgasid rindeliinid ja üritasid Krimmi põgeneda. Keskmine venelase arusaam Krimmist oli, et see on turvaline. Nüüd enam mitte nii väga. Veidi üle aasta hiljem on Krimmist saanud pigem koht, kust venelased põgenevad, mitte koht, kuhu põgeneda. 2025 aasta aprillis avaldas RBC Ukraine raporti, milles selgus, et Ukraina partisanirühm Artesh oli avastanud, et Vene ohvitserid ja nende pered põgenevad massiliselt annekteeritud poolsaarelt. Paanika valitses Musta mere laevastiku kõrgemate ohvitseride seas, kes üritasid võimalikult kiiresti lahkuda. Muidugi jäeti tavalised Krimmis baseeruvad sõdurid saatuse hooleks. Kõik Vene armee puhkused, välja arvatud kõrgematel ohvitseeridel, olid tühistatud ning tänavatel patrullisid valveüksused, kes jälgisid nii võimalikke desertööre kui ka potentsiaalseid diversante. Turvalisest pelgupaigast oli saanud ohtlik tsoon. See muutus on otsene tulemus Ukraina kampaaniast Krimmi okupeerivate vägede vastu.
kui maismaa sissetung ei ole võimalik, kavatseb Ukraina purustada Putini poolt Krimmi paigaldatud kaitserajatised maatasa. Ja selle käigus näitab see poolsaarel elavatele inimestele, olgu nad Vene sõdurid või tsiviilisikud, et nad peaksid sealt võimalikult kiiresti lahkuma. Mereväelased, kes said just PTSD pärast seda, kui nad nägid 2 dessantlaeva hävitamist, on alles algus. Jaa, Venemaa teeb olukorra palju hullemaks. Krimmist võib ees oodata massiline põgenemine, sest Venemaa võib peagi lisada Ukraina põhjustatud muredele veel ühe sundmobilisatsiooni Krimmis elavatele inimestele. Seda ütles Dmitro Pletenchuk, kes on Ukraina mereväe pressiesindaja. Rääkides 23. märtsil TSN Englishile, kommenteeris ta, et Venemaa lõunapoolsed kaitsejõud hakkavad alates 1. aprillist kaasama mobiliseeritud krimlasi otsestesse lahingutegevustesse Ukraina vastu. See pole midagi uut, väidab Pletenchuk, märkides, et Venemaa sõjas Ukraina vastu on juba sadu krimlastest ohvreid. Mis puudutab otsest jõuga mobiliseerimist, siis see on täiesti ootuspärane. Kui see juba toimub okupeeritud Zaporižja ja Hersoni piirkondades, siis miks ei võiks see juhtuda ka Krimmis, lisab Pletenchuk. Teeme selle selgeks. Ukraina on juba muutnud Krimmi Venemaa jaoks turvalisest pelgupaigast ohtlikuks tsooniks. Nüüd paneb Putin veelgi juurde, sundmobiliseerides neid inimesi, kes olid Venemaalt Krimmi emigreerunud, et aidata Kremlil oma ebaseaduslikku kontrolli Krimmi poolsaare üle kindlustada. Mida arvab Putin, et selle tulemusena juhtub? Ei lähe kaua, kuni pole enam ainult ohvitserid, kes püüavad Krimmist nii kaugele kui võimalik pääseda. Kodanikud ja reservväelased tahavad samuti võimalikult kiiresti sealt jalga lasta. Ja need, kes ei lahku, satuvad Ukrainasse, kus nad paratamatult hävitatakse pärast rindele jõudmist. Meie mõte on lihtne. Kui Krimmis on vähem venelasi, nõrgeneb Putini kontroll poolsaare üle. Ukraina kasutab seda fakti ära, muutes Krimmi Ukraina sõjas halliks tsooniks. See, mis pidi olema Venemaa tugevuse allikas, on hoopis muutunud üheks Putini suurimaks nõrkuseks, strateegiliseks koormaks, mis jääb Ukraina uue põlvkonna droonide ja rakettide ulatusse ning mida tabatakse üha uuesti ja uuesti. Krimmi Venemaa mandriosaga ühendav Kertši sild on Ukraina korduvate rünnakute tõttu osutunud haavatavaks. Musta mere laevastik on Mustal merel peaaegu tähtsusetu. Vene õhutõrjesüsteeme, nafta ja sõjalisi rajatisi hävitatakse Krimmis iga nädal. See, mis kunagi oli kogu Venemaa lõunapoolsete operatsioonide baas, on nüüd muutunud Putini ressursside koormaks. New Eastern Europe'i andmetel on Venemaal Krimmis endiselt umbes 150 000 sõdurit. Nad ootavad maismaarünnakut, mida Ukrainalt ei tule, ja nad ei saa mandrile liikuda, sest Ukraina hävitab nende laevu. Nad on sisuliselt kasutud. Kaitsevägi, mis on koondatud droonide ja rakettide vastu, mida nad peatada ei suuda. Nüüd seisab Venemaa Krimmis silmitsi nõiaringiga. Poolsaarel on liiga palju kaitstavaid objekte, kuid mitte piisavalt ressursse, mida oleks vaja piirkonna kõige väärtuslikumate sihtmärkide kaitsmiseks. Ukraina on õhutõrjet järk-järgult nõrgestanud, mis on loonud turvalised õhukoridorid sellisteks rünnakuteks, nagu nägime 19. aprillil. Kui Venemaa saadab rohkem kaitsevahendeid Krimmi, nõrgestab see tema vägesid mandril. Kui ta hoiab need kaitsevahendid Ukrainas, muutub Krimm iga droonirünnakuga üha haavatavamaks. Selles seisneb Ukraina Musta mere strateegia geniaalsus. Ilma sõdureid saatmata on see nõrgendanud Putini kontrolli Krimmi ja Musta mere üle. Vabastamine ei pea alati tähendama vägede rünnakut kaitseliinidele. See võib tulla ka järjepideva kampaania tulemusena, mis ajab välja need samad inimesed, kes a.la. algselt okupeerisid. Ukraina kaugrünnakud on juba ajanud suurem osa Musta mere laevastikust välja sellest veekogust, mille järgi laevastik oma nime on saanud. Krimmis saadab iga rünnak sadamate ja sõjaliste rajatiste vastu koos naftapõlengutega, mis on nähtavad Venemaa mandriosast selge sõnumi. Lahku, kuni veel saad. Ukraina ei kavatse peatuda. Kui mobilisatsioon terendab, võib Putin peagi avastada, et rohkem venelasi hakkab sellele sõnumile reageerima, kui ta eales oleks oodanud. Ukraina deokupatsioonikampaania ei lõpe Krimmiga. Mandril, eriti lõunas, vabastab Ukraina oma territooriumi traditsioonilisemal viisil. Ukraina kaugmaadroonid panid tule põlema. Nüüd möllab põrgu Venemaal. Mitte kunagi varem ajaloos pole Venemaa nafta nii palju põlenud. See pole isegi võrreldav. Löök löögi järel on Ukraina vallandanud tohutu tulekahju, mida Venemaa ei suuda kustutada. Elutähtsad varad on maani maha põletatud. Ukraina on saatnud korda uskumatu. Ja mis puudutab Venemaad, siis nüüd seisab ta silmitsi tulevikuga, kus tema nafta ei saa enam olla see päästerõngas, mis ta kunagi oli. Kõigepealt viime teid 18. aprilli öösse. Sel kuupäeval saatis Ukraina Venemaa territooriumile droonide parved. Kõigil oli üks sihtmärk. Naftataristu, mis on Venemaad elus hoidnud. Kui Putini sissetung Ukrainasse venib juba 5. aastasse, ei olnud sel ööl Ukraina eest miski kaitstud.
Samara piirkonnas tabasid ründedroonid 2 Vene rafineerimistehast. Sanktsioonid, mida Ukraina on kehtestanud, et suurendada kahju, mida traditsioonilised sanktsioonid on Venemaale tekitanud. Tšizran ja Novokuivuševski rafineerimistehased põlevad. Tulekahjudest on teatatud mõlemas kohas ning veel lääne pool Leningradis. Ukraina droonid tabasid RPK Vysotski Lukoil 2 naftaterminali, mis mängib võtmerolli Venemaa nafta eksportimisel läbi tema Läänemere sadamate. Ja lõpuks pidi Krasnodari piirkond tegelema Ukraina droonidega, kui need kihutasid Tihoretski naftapumpamisjaama suunas. Ükskõik millised õhutõrjesüsteemid Venemaa oli Krasnodari paigaldanud, need ebaõnnestusid. Ukraina droonid tabasid taas otse sihtmärki. Venemaa kaitseministeerium on olnud ootuspäraselt vait Ukraina ülevenemaaliste rünnakute suhtes nende naftarajatiste vastu. Nad ei suutnud isegi välja mõelda tavapärast droonirusude vabandust, mida me tavaliselt kuuleme, kui Ukraina droonid nii palju kahju teevad. Selle asemel suutis ministeerium vaid öelda, et nende õhutõrje hävitas 18. aprilli ööl 258 Ukraina drooni, sealhulgas mitu just nendes piirkondades, mis nüüd põlevad. Kes teab, võib-olla Venemaa tõesti hävitas mõned Ukraina droonid, aga kui nad seda tegidki, siis sellest ilmselgelt ei piisanud, et Venemaad peatada. Ukraina kindralstaap kasutas Telegrammi, et teatada oma edukatest rünnakutest ja näidata, et Venemaa ei saa eitada nende toimumist. Kõik rajatised on seotud Vene okupantide relvajõudude varustamisega, avaldas kindralstaap, jagades pilte rünnakute paikadest. Iga pilt näitab täpselt sama asja. Paksud mustad suitsupilved tõusevad Vene naftarajatistest, mida on selgelt tabanud midagi, mis avaldas plahvatuslikku ja tulist jõudu. Ukraina hindab endiselt kahjusid, püüdes täpselt kindlaks teha, mida nendes rajatistes tabati. Siiski pole kahtlustki, et veelgi rohkem Vene naftat põleb ja just sellega peab Putin nüüd tegelema. See rünnakute seeria on vaid viimane näide pidevalt eskaleeruvast kampaaniast, mille Ukraina on Venemaa vastu algatanud. See kampaania tekitab Venemaale tõsiseid probleeme, millest räägime peagi lähemalt. Enne seda sa ju ei arvanud, et Ukraina lõpetab Venemaa rafineerimistehaste ja teiste naftarajatistega juba 18. aprillil. Lisaks sellele, et Ukraina ründas kütuse- ja naftarajatisi Putini enda territooriumil, sihtisid Ukraina droonid ka okupeerivaid vägesid, mille Venemaa on saatnud Ukrainasse, Mariupolisse, linna, mida Venemaa on suurem osa sõjast okupeerinud. Ukraina keskmaa droonid tabasid otse Venemaa vägedele vajalike määrdeainete ja kütuse ladustamiskohti. Kõigeks alates varustuse hooldusest kuni sõidukite käitamiseni, mida kasutatakse rünnakuteks Ukraina positsioonidele. Siin on seos lihtne näha. Ukraina hävitab rafineerimistehased, mis toodavad neid tooteid Venemaal ja hävitab tooted endid okupeeritud aladel. See on topeltlöök Venemaa maastrateegia vastu ning see tähendab, et Venemaa jalaväel ei ole pikka aega kütust ega määrdeaineid. Mariupoli sektoris suutis Ukraina isegi leida aega, et rünnata naftaga mitte seotud sihtmärke Mangushis ja Gravskas, mis mõlemad asuvad Donetski piirkonnas. Ukraina droonid hävitasid Vene remondimeeskonnad. Sama tehti ka Zaporižžja sektoris, kus rünnati üksusi Tokmaki rajoonis. See, mida me siin näeme, on Ukraina tõus pika tegevusraadiusega droonivõimuks, mis suudab Venemaaga mõõtu võtta ja ületab Putini strateegide nutikust. Strateegilise tähtsusega sihtmärkide tabamise osas on Venemaa rahul, kui saab tabada peaaegu kõike Ukrainas, eriti kui see põhjustab tsiviilelanike terroriseerimist. Ukraina on palju sihikindlam. Ta ründab korduvalt Venemaa enda territooriumil asuvaid naftatööstusi ja halvab Putini sõjalist jõudu okupeeritud aladel. Venemaal möllavad nüüd tulekahjud, milliseid pole seal varem nähtud. Need laastavad rafineerimistehaseid ja naftaterminale üle kogu riigi. Ja Ukrainal oli varuks veelgi enam. Vaid paar päeva hiljem, 20. aprillil, tuli uudis, et Ukraina tabas Tuapsi naftaterminali, mis on üks Venemaa peamisi logistilisi artereid Mustal merel. See oli juba teine Ukraina rünnak selle sadama vastu vähem kui nädala jooksul. Ja see põhjustas taas tohutu tulekahju, mis puhkes vaid mõni tund pärast seda, kui Venemaal oli õnnestunud kustutada sarnane põleng, mis sai alguse 16. aprilli rünnakust. Tuapsis asub ka üks Venemaa naftatöötlemistehastest, mis suudab töödelda kuni 240 000 barrelit toornaftat päevas. Kui hakkad siin mustrit nägema, siis sa pole üksi. Ukraina püüab aktiivselt katta võimalikult suurt osa Venemaast omamoodi musta suduga. See saadab Putini rahvale sõnumi. Teie president alustas sõda. Nüüd jõuab see sõda teie koduuksele. Ka Ukraina 18. ja 20. aprilli rünnakutel Venemaa naftatöötlemistehaste vastu on oma ajastus. 18. aprillil tuli uudis, et USA rahandusministeerium pikendas pausi Ameerika sanktsioonides, mis olid suunatud Venemaa naftasaadetistele alates Putini sissetungi algusest. See pikendus järgnes sanktsioonide pausile, mille USA oli kehtestanud. Nafta hinnatõusud, mille põhjustas Iraani poolt Hormuzi väina blokeerimine vastusena operatsioonile Epic Fury.
see sanktsioonide paus kestab 30 päeva ja see tuli vaid 2 päeva pärast seda, kui rahandusminister Scott Bessent väitis, et USA ei pikenda oma sanktsioonipausi. Ukraina ei olnud kindlasti rahul selle uudisega, kui Venemaal lubatakse oma naftat takistamatult müüa. See tähendab, et Venemaale laekub sadu miljoneid, kui mitte miljardeid dollareid, mida Putin saab maksustada, et rahastada oma sõda Ukraina vastu. Nii et võib vabalt väita, et droonid lendavad Venemaal ja rafineerimistehased põlevad nii intensiivselt just seetõttu, et Ukraina tahab muuta sanktsioonide tühistamise ebaoluliseks. Sinu laevad võivad küll seilata, Putin, aga sellest pole suurt kasu, kui nafta, mida need peaksid vedama, on kadunud. Siiski võid sa praegu mõelda, kas see, mida Ukraina 18. aprillil korda saatis, koos 20. aprillil toimunud rünnakuga Tuapsi vastu, tähendab tõesti, et Vene nafta põleb nagu kunagi varem. Lõppude lõpuks ei ole Ukraina rünnakud rafineerimistehaste vastu mingi uus asi. 2025 aastal nägime, kuidas sellised rünnakud muutusid palju intensiivsemaks. See oli aasta, mil Ukraina korraldas 120 rünnakut Venemaa energiarajatiste vastu. Neist 81 olid suunatud nafta rafineerimistehastele. Aasta lõpuks oli Venemaa selliste rünnakute tõttu kaotanud 13 miljardit dollarit. Tõepoolest, see strateegia ei ole uus, kuid viimases pusles on üks puuduv tükk, mida me pole veel avaldanud. 5 rünnakut, mida oleme seni käsitlenud, on vaid viimased, mille Ukraina on vallandanud. Alates sellest ajast, kui USA kuulutas märtsis välja oma esimese pausi Venemaa sanktsioonides, on Ukraina Venemaad korduvalt tabanud, põhjustades tõelise tulemöllu, millega Putin pole varem pidanud silmitsi seisma. See muudab kõike Ukraina rünnakute ulatuse ja mastaabi osas. Aga enne kui sellesse süveneme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate sõjasaadet. Seda on veel palju rohkem, nii et kui leiate kanalist väärtust, siis kindlasti tellige see. Nii et 18. aprillil on tegu vaid jäämäe tipuga. Kui sukelduda pinnast sügavamale, näete laastavat Ukraina rünnakute kampaaniat, mis on Venemaa naftatööstust laastanud. Lähme Balti piirkonda. Ukraina hävitas naftaterminali Leningradis, mis on vaid väike näide sellest põrgust, mille riik on viimase kuu jooksul sellele Venemaa läänepiirkonnale valla päästnud. 31. märtsiks teatas BBC, et Ukraina oli korduvalt rünnanud 3 naftarajatist Leningradi piirkonnas, sealhulgas Harishi naftatöötlemistehast, Venemaa olulistes Musta mere sadamates Ust-Lugas ja Primorskis. Need sadamad vastutavad kokku 42% Venemaa naftaekspordi eest, teatab väljaanne. Mõlemas on saanud taristu kannatada ja hoiupaagid on süttinud. Märtsikuiste Ukraina rünnakute tõttu põles Primorskis ja Ust-Lugas kummaski 8 mahutit ning sadamad suleti erinevatel aegadel, kui võimud püüdsid kahjudega toime tulla. Ukraina rünnakud saavutasid nii suure ulatuse, et president Volodõmõr Zelenski teatas hiljem, et mõned riigiliitlased palusid Ukrainal tegevust vähendada. Zelenski ei avaldanud, kes selle palve esitas, kuid tõenäoliselt oli see tingitud naftahindade tõusust Hormuzi väinas tekkinud olukorra tõttu. Aga 18. aprill näitab selgelt, et Ukraina ei peatu kellegi ees. See ei lase end tuhandete miilide kaugusel toimuvast olukorrast segada ega lase sellel takistada Venemaale igal võimalikul moel kahju tegemast. Ja Ukraina ei lase kindlasti Venemaal kasu saada sanktsioonide tühistamise ja kõrgemate naftahindade kombinatsioonist. Nafta- ja gaasitööstusanalüütik Boris Arenstein on juba nimetanud seda, mida Ukraina Leningradi piirkonnas teeb kõige tõsisemaks ohuks Venemaa naftaekspordile alates sõja algusest. See ongi kogu mõte. Kui lääs ei tee oma Venemaa vastaste sanktsioonidega piisavalt ja USA kavatseb oma sanktsioonid ajutiselt peatada, siis Ukraina võtab asjad enda kätte. Just seda ongi Ukraina teinud alates märtsi keskpaigast. See, mida me nägime 18. aprillil, oli lihtsalt strateegilise pommitamiskampaania jätk, mida Ukraina suudab nüüd jätkata, kuna tal on tugev varu kaugmaadroonidest. Nüüd jätkuvad rünnakud. Oleme juba maininud Tuapsit, mida Ukraina tabas eelmisel nädalal 2 korda. 5. aprillil tabas Ukraina ka Lukoilile kuuluvat rafineerimistehast Kostovo linnas ning sellele järgnes veel üks rünnak naftaterminali vastu, arvasite õigesti, Leningradis. See on Ukraina tulevihm, lakkamatu droonide rünnak, mida Venemaa ei suuda täielikult tõrjuda ja mis põhjustab tohutuid tulekahjusid kogu Putini territooriumil. Kui me ütleme, et Venemaa põleb nagu kunagi varem, siis just seda me mõtleme. 18. aprill oli lihtsalt päev, mil Ukraina lisas õli juba niigi tohutusse tulemöllu, mis ähvardab neelata ainsa tööstusharu, mis toidab sõjamasinat, mille Putin on Ukrainasse saatnud. Mis puudutab Venemaa vastust kõigele sellele, siis see ei saa ju eriti rõõmus olla, eks. Peal tavapäraste eitatamiste ja väidete, et nad tulistavad alla iga drooni, mille Ukraina saadab, on Venemaa paanikas ja neil ongi põhjust paanikaks. Ukraina rünnakutel on tohutu mõju. Need muudavad juba niigi põletava probleemi Venemaa armee ja majanduse jaoks katastroofiks. Mõlemast räägime kohe varsti lähemalt. Kõigepealt aga Venemaa paanika. Kremli-sisesed hääled üritavad juba Putinit hoiatada, et Ukraina on kaugmaadroonide vallas edumaad kasvatamas.
endine kaitseminister ja nüüdne Venemaa Julgeolekunõukogu juht Sergei Šoigu on üks neist häältest. ta väidab, et Ukraina kodumaine droonide arendus on jõudnud nii kaugele, et ükski piirkond Venemaal ei ole Ukraina rünnakute eest kaitstud. Ukraina droonid suudavad läbida 100 ja mõnikord isegi üle 1000 miili, et jõuda sinna, kuhu vaja. Ja Ukraina toodab neid droone nii suures mahus, et kui mõni rünnak ei õnnestu, saab ta alati uuesti proovida. Ukraina on nüüd jõudnud punkti, kus ta korraldab rohkem piiriüleseid rünnakuid Venemaa vastu kui Venemaa Ukraina vastu. Märtsis edestas Ukraina Venemaad peaaegu 900 drooniga. Hullumeelsed 7347 Ukraina drooni lendasid märtsis Venemaa territooriumile ja Venemaa kaitseministeeriumi andmetel tulistati need alla. Rafineerimiste haste ja ladude põlemine räägib hoopis teistsugust lugu, sest Ukraina on selgelt olukorra ümber pööranud ühes sõjavaldkonnas, kus Venemaal oli kunagi selge ülekaal. Ulatuslikud rünnakud on nüüd saanud Ukraina strateegia võtmeosaks. Mis puudutab Kremlit, siis see teab, et ei saa Ukrainat eriti takistada. Siit algabki paanika. Teades, et iga katse ähvardada Ukrainat, et ta ei kasutaks enda arendatud droone, on viljatu. Putini kõneisikud on pööranud oma tähelepanu Ukraina Euroopa partneritele. On antud hoiatusi. Venemaa pöörab oma tähelepanu Euroopale, kui keegi ei tee midagi, et takistada Ukrainat Venemaa naftat ründamast. Mida Venemaa tegelikult kavatseb teha, pole selge. Väidetakse vaid, et tagajärjed on ettearvamatud. Eeldades, et Putin järgib oma tavapärast mustrit, tähendab see, et midagi märkimisväärset ei juhtu, kuid ta jätkab droonide ja laevade saatmist NATO territooriumile. Endine Venemaa president ja tuntud Putini meelitaja Dmitri Medvedjev on samuti väitnud, et Venemaal on koostatud nimekiri võimalikest sihtmärkidest Euroopa riikides, eriti nendes riikides, kes on sõlminud Ukrainaga ühise tootmise lepingud. Ükski neist ähvardustest ei avalda seda mõju, mida Venemaa soovib. See pole Ukraina ja Euroopa partnerite jaoks mingi uudis, et Venemaal on sihtmärkide nimekiri. Neil on kindlasti ka oma nimekiri Venemaa sihtmärkidest. Need ähvardused on sama jõuetud kui halvasti varjatud. Venemaa teab, et ükskõik mida ta ütleb või teeb, ei takista see Ukrainal oma territooriumile veel rohkem droone saatmast. Putin lõikab nüüd seda, mida ta on külvanud, olles üle 4 aasta terroriseerinud Ukrainat Shahed-tüüpi droonide ja rakettidega. Nüüd, kui Venemaa saab maitsta omaenda rohtu, vingub Putin ja ähvardab, kuid ta ei saavuta midagi. See üksi on Venemaa jaoks alandav. Ta ei suuda peatada Ukraina droone, kuigi tal peaks olema üks maailma võimsamaid armeesid. Teatud tiiger on osutunud pabertiigriks. Venemaa ei ole selle kõige üle sugugi rahul. Kuid samal ajal, kui Kreml püüab Ukrainat kaudselt peatada, avaldades survet riigi Euroopa partneritele, peab ta tegelema ka Ukraina rünnakute tagajärgedega Venemaa naftatööstusele. Esiteks on küsimus rahas. 18. aprilli raportis, mis langes kokku 4 rünnakuga, mis põhjustasid Venemaal veelgi suurema tulekahju, avaldas UKR Inform, et Ukraina on sundinud Venemaa naftaekspordi vähenema umbes 880 000 barreli võrra päevas. See tähendab, et Venemaa sõjakassast võetakse iga päev ära $100 miljonit. Ja see number tõenäoliselt ainult kasvab, kuna Ukraina ründab üha rohkem rafineerimistehaseid ja naftaterminale. Zelenski sõnul põhjustas Ukraina ainuüksi märtsis Venemaa naftasektorile vähemalt $2,3 miljardi suuruseid kaotusi. Kui Ukraina suudab seda tempot hoida, tähendab see, et Venemaa kaotab 2026 aasta lõpuks $27,6 miljardit, mis on 2 korda rohkem kui Ukraina rünnakute tõttu 2025 aastal kaotatud summa. Ja kui Ukraina suudab jätkata $100 miljoni suuruste päevakaotustega, võib Venemaale tekitatav majanduskahju olla veelgi suurem. Venemaad sunnitakse naftasaadetisi kogu riigis ümber suunama, mis mõjutab ka tema sõjaväge. Viivitused toimuvad kõikjal. Nafta ja kütus, mis oleks pidanud juba okupeeritud Ukrainasse jõudma, jäävad kinni, kuna Venemaa otsib meeleheitlikult turvalisi kohti selle nafta ladustamiseks ja seejärel transportimiseks. Samm-sammult kaotab vaenlase naftalogistikasüsteem võime tagada katkematut eksporti. Tulemusi on juba tunda lahinguväljal. Vähem ressursse vaenlasele tähendab rohkem võimalusi meie üksustele, ütles Ukraina mehitamata süsteemide väed avalduses, mis avaldati Telegrammis. Muide, üks kohtadest, kuhu Venemaa üritab oma naftat ümber suunata, on Tuapsi. Äkitselt muutub Ukraina 20. aprilli rünnak selle olulise sadama vastu veelgi mõistetavamaks. Lõpuks on veel üks vähe kajastatud probleem, mida Ukraina poolt üle Venemaa tekitatud tulekerad Putini jaoks põhjustavad. Ukraina väljaande Obozi andmetel ootavad mitme piirkonna ametnikud, mida Ukraina on oma rünnakutega sihtinud, nüüd Kremlilt nende piirkondade õhutõrje tugevdamist. See on loomulik ja loogiline reaktsioon. Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Droždenko sõnul on selleks otstarbeks juba materjalivahendeid Leningradi sõjaväeringkonda eraldatud. Aga selle oletatava lahendusega on üks probleem. Venemaal ei ole just palju õhutõrjesüsteeme, mida ta saaks kasutada Ukraina droonide vastu kaitsmiseks.
Alates Putini sissetungi algusest on Minfini andmetel Venemaa kaotanud kuni 21. aprillini 1350 õhutõrjesüsteemi. See on jahmatavalt suur arv süsteeme, millest paljud hävitatakse just nende samade droonide poolt, mida need pidid taevast alla tulistama. Veelgi hullem Venemaa jaoks on see, et nüüd, kui Ukraina on välja töötanud keskmaadroonid, mis võimaldavad neil sagedamini okupeeritud aladel rünnata, põlevad Venemaa õhutõrjesüsteemid Ukrainas. 1530 Ukraina rünnakust, mis viidi läbi Venemaal ja okupeeritud aladel ajavahemikus juuni 2025 kuni märts 2026, hävitas 492 Venemaa õhutõrje infrastruktuuri objekte. See seab Venemaa olukorda, kus neil on vaja rohkem õhutõrjesüsteeme just siis, kui neid pole võtta. Ukraina kampaania vastu Venemaa naftale paljastub veel üks kiht. Ukraina teadis, et Venemaa püüab nende tegevusele vastata, paigaldades õhutõrje rafineerimistehaste ja naftaterminalide juurde. See on taas loogiline. Need õhutõrjesüsteemid peavad kusagilt tulema, sest Venemaal pole enam süsteeme ladudes. Seega viiakse need okupeeritud aladelt ja teistelt olulistelt sõjalistelt sihtmärkidelt Venemaal ära. See samm võib aidata Putinil osa oma naftast päästa, kuid samas muudab see teised sihtmärgid haavatavaks. See on Venemaa jaoks olukord, kus ta kaotab mõlemal juhul. Kui tulekahjud möllavad ja üha rohkem droone saabub, on Venemaa jäänud vaid kasutute ähvarduste ja juba niigi habraste õhutõrjesüsteemide ümberpaigutamise juurde pärast 4 aastat Ukraina rünnakuid. Venemaa pole isegi lähedal lahenduse leidmisele nendele uutele probleemidele, mida Ukraina 2026. aastal tekitab ja tõenäoliselt ei lähe kaua, kuni me anname teada uutest rünnakutest Venemaa naftarajatiste vastu, kuna Ukraina jätkab kampaaniat, mis kurnab Venemaad. Anname sellele paar päeva või nii. Ja kuni ootad meie järgmist raportit Ukraina vältimatutest kaubmarünnakutest, miks mitte uurida lähemalt paanikat, mis praegu Kremlit haarab? Kui oleksid öelnud kellelegi, kes vaatas Venemaa täiemahulise sissetungi esimesi kaootilisi tunde, et Ukraina võitleb veel üle 4 aasta hiljemgi, poleks peaaegu keegi sind uskunud. Aga siin me nüüd oleme. Mitte ainult ei seisa Ukraina veel püsti 2026 aasta märtsi alguses, vaid on enamiku mõõdetavate näitajate järgi tugevamas operatiivses positsioonis kui 2025 aastal. Sellel on mitu erinevat põhjust, mis kõik keskenduvad tõsiasjale, et Ukraina on suutnud sõja jooksul arendada tõhusamaid relvi ja taktikaid, samal ajal kui Venemaa jäi kindlalt vanade tavade juurde. Tegelikult on olukord nii palju muutunud, et mitte ainult ei ole Ukraina murdnud läbi Venemaa rindejoonest, vaid Venemaa ei paista suutvat nende edasiliikumist takistada. Võti on selles, et Ukraina tabab neid seal, kus see tõeliselt haiget teeb. Alustame laiemast raamistikust, mille pakub Bill Grudo, finantseerija ja korruptsioonivastane aktivist, kellest on saanud üks teravamaid hääli Venemaa sõja majanduslike aspektide osas. Tema argument on kaheosaline. Ühelt poolt on Venemaa teinud tohutuid taktikalisi vigu, mida oleme 4 sõja-aasta jooksul põhjalikult kajastanud. Aga teine argument on see, et Ukraina president Volodymyr Zelenski ei kavatse enam oodata, et lääne valitsused Venemaale majanduslikku survet avaldaksid. Selle asemel teeb Ukraina seda otse ise. Rünnakutega Venemaa naftarafineerimistehastele ja niinimetatud varilaevastiku aluste vastu, mida Moskva kasutab sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, on Ukraina suutnud tabada Venemaad kõige valusamast kohast, otse rahakoti pihta. Iga rafineerimistehas, mis töölt maha võetakse, iga tanker, mis rivist välja lülitatakse, on hoop Venemaa sõjamasinat ülal hoidvale tuluvoole. Vaatame numbreid. Carnegie fondi andmetel on Ukraina rivist välja löönud umbes 38% Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. Sama analüüs viitab aga sellele, et Venemaa kaotas tegelikult vaid umbes 69% oma netokütuse ekspordivõimekusest, kuna neil oli ülejäävat tootmisvõimsust. See saavutati 2025 aasta jooksul 120 rünnaku käigus, millest enamik suutsid Venemaa naftataristule mingitki kahju tekitada. Rünnakud kulmineerusid 2026 aastal, kui jaanuari ja veebruari jooksul toimus 40 rünnakut, tabades vähemalt 13 olulist sihtmärki. See hõlmas rünnakut Volgogradi naftatöötlemistehasele, mis peatas 40% selle tootmisvõimsusest. Ainult see tehas moodustas umbes 5% sõjaeelses kütuseekspordist, võimaldades Ukrainal oma eesmärki veelgi edasi viia, lõigata Venemaa ära ressurssidest, mis toetavad tema tegevust. See kõik on olnud suuresti tänu Ukraina võimele jõuda uute sihtmärkideni, võimele, mis on sõja alguskuudest alates märkimisväärselt kasvanud. Siis sõltus kõik täielikult sellest, millised olid lääne poolt tarnitud relvade tegevusraadiuse piirangud. Aastatel 2025 ja 2026 on selle laienemise sümboliks Firepoint.
Kiievis asuv erakaitseettevõte, mille asutas 2022 aasta keskel. Grupp insenere, arhitekte ja mängudisainereid alustas ajutistes töökodades ja on kasvanud enam kui 2000 töötajani, kes tegutsevad mitmes varjatud tootmisüksuses Kiievis ja selle ümbruses. Eritsi väärib erilist tähelepanu FP1 droon. Ühesuunaline ründedroon, O-W-droon on tööloom, mis on põhjustanud kõige rohkem kahju, ulatudes umbes 1000 kilomeetri kaugusele. Üle 27-kilose lõhkepeaga sõltuvalt konfiguratsioonist ning modulaarseks, lihtsaks kokkupanekuks ja elektroonilise sõjapidamise suhtes vastupidavaks optimeeritud disainiga FP1 on olnud seotud enam kui 60% Ukraina süvalöökidega Venemaa territooriumil. See tähendab, et enamik rünnakutest Venemaa laskemoonaladudele, nafta rafineerimistehastele ja sõjalistele juhtimiskeskustele, mis on viimase aasta jooksul rahvusvahelistes uudistes olnud, viidi läbi ühe kodumaise platvormi abil. FP2 oli järgmine samm edasi. See on suurema laenguga, kuid väiksema tegevusraadiusega raskem relv, mis on mõeldud tugevdatud rajatiste ründamiseks. Ainult 130 miili pikkune väiksem tegevusraadius tähendab, et droon oli mõeldud juhtimiskeskuste hävitamiseks või venelaste takistamiseks Ukraina territooriumile tungimast. Kuid 2026 aasta alguses viitas Firepointi kaasasutaja ja peadisainer Dennis Schlittermann, et platvorm pidi läbima uuenduse, et mahutada 98-naelane lõhkepea selle tõhususe suurendamiseks. FP1 ja FP2 võimekusest kõrgemal asub FP5 Flamingo. See on Firepointi tiibrakett, mis kannab 2540 naelast lõhkepead kuni 1900 miili kaugusele. Selle raketi kere on valmistatud radarile läbipaistvast klaaskiust terimistehnikas, mida tavaliselt kasutatakse ballistiliste rakettide puhul ning see aitab raketil lennu ajal radarituvastust vältida. Tuutmine hakkas hoogustuma 2025 aasta keskpaigas, eesmärgiga jõuda sügiseks 210 ühikuni kuus. Veelgi olulisem on see, et Flamingot on juba kasutatud. Ukraina allikad kinnitasid 2026 aasta jaanuaris rünnakuid Venemaa Kapustinjari polügoonile. Eraldi operatsiooni käigus tabas rakett Venemaa sees asuvat Iskanderi rakettide tootmistehast. See on Ukrainas ehitatud tiibrakett, mis tabab tehaseid, kus toodetakse rakette, mida Venemaa tulistab Ukraina linnade pihta. See viib meid Firepointi ambitsioonide tippu FP9-ni. See on lühimaa ballistiline rakett, mille lennuulatus on umbes 500 miili, lahingupea kaal 1700 naela ja lõppkiirus umbes 6,5 matši. Võrdluseks Venemaa Iskanderi ballistiline rakett, süsteem, mis on kogu sõja vältel põhjustanud Ukraina taristule tohutut kahju, tabab sihtmärki umbes kolmandiku sellest kiirusest. Praktikas tähendab see, et õhutõrjesüsteemidel on vaid murdosa sellest ajast, mis neil tavaliselt oleks Iskanderi vastu reageerimiseks. Ja arvestades, kuidas Venemaa on kogu sõja vältel aeglaselt kaotanud S4 sadusid, võiks FP9D laialdane kasutuselevõtt kiirendada Ukraina rakettidega tehtavat majanduslikku survestamist. Kõige selle juures on ilmselt kõige olulisem tegur see, et kogu relvaprogramm eksisteerib täielikult eraldi NATO ja lääne piirangutest. Ameerika Ühendriikide poolt tarnitud ATACMS rakettide maksimaalne laskekaugus on umbes 190 miili, mis on sisuliselt piiratud, et takistada rünnakuid sügavale Venemaa territooriumile. Seega kõik, mis on jõudnud Moskvani või sihtinud Venemaa sisemaal asuvat taristut, on kodumaal toodetud. Kui FP9 jõuab laialdase tootmiseni, võib see ohustada Moskvat või Peterburi. Lisaks relvadele endile on Ukraina hakanud tegelema ka süsteemse probleemiga, mis on sõja algusest peale vähendanud Ukraina droonikampaania tõhusust. 10. märtsil allkirjastas kaitseminister Mihhailo Fjodorov, kes määrati sellele ametikohale 2026 aasta jaanuaris, just selleks, et kiirendada Ukraina tehnoloogilist ülekaalu, ametliku korralduse, millega muudeti riigi droonide ostmise korda. Vana süsteem põhines suhetel, läbipaistmatutel nõudluse kujundamise protsessidel ja teguritel, mida sõjaanalüütikud on otse nimetanud korruptsiooniriskideks. Tulemuseks oli see, et Ukraina rindesõdurid said regulaarselt droone, mis ei töötanud nii nagu reklaamitud ning pidid neid siis kaevikutes käsitsi ümber ehitama ja parandama. Uus süsteem on palju lihtsam. Sõjaväeüksused esitavad taotlusi vastavalt oma vajadustele. Kindralstaap koostab seejärel hankenimekirja, mis sisaldab ainult vajaliku varustuse tehnilisi andmeid. Oluline on see, et nimekiri ei sisalda kaubamärke ega konkreetseid tootjaid. Küsimuse selle kohta, millised tooted tegelikult ostetakse, otsustavad seejärel 5 digitaalset lahinguvälja andmesüsteemi. E-Point,
mis jälgib varustuse tegeliku lahingutõhusust välitingimustes, Dotchain ja Brave One Market, mis registreerivad, mida üksused iseseisvalt ostavad, kajastades tegelikku nõudlust koha peal. Ja Delta ning Mission Control, mis pakuvad sünkroniimismaatrikseid ja lahingurakenduste analüütikat. Kui droon ei lenda või ei taba sihtmärke, eemaldab süsteem lihtsalt kogu nõudluse selle järele. Hankeotsused tehakse andmete põhjal, mitte see, kellel on ministeeriumiga õiged suhted. Ka eelarve jaotamine on muutunud. Uue struktuuri kohaselt läheb 80% hankevahenditest ainult nendele süsteemidele, mis on lahinguvälja andmete põhjal tõestanud oma tõhusust. Ülejäänud 20% on reserveeritud innovatsiooniks, näiteks uutele süsteemidele, mida katsetatakse lahingutingimustes või ilma kogu selle bürokraatiata, mis eksisteerib lääne süsteemis. Fjodorov kirjeldas seda 20% kui mehhanismi uute tehnoloogiate kiireks katsetamiseks ilma tarbetu bürokraatiata. Praktikas tähendab see, et Ukraina saab uue droonimudeli katsetada suuremas mahus juba nädalate jooksul pärast selle ilmumist, selle asemel et oodata kuid sertifitseerimisprotsessi läbimiseks. Siis on veel Ukraina kaitsetööstuse ulatus, mis on praktiliselt täielikult ümber kujundatud. Väiemahulise sissetungi alguses 2022 aasta veebruaris oli Ukrainal 7 droonitootjat. Nüüd on neid üle 500. Elektroonilise sõjapidamise ettevõtete arv on kasvanud 2-st enam kui 200-ni. Eraraketivalmistajaid varem ei olnud. Nüüd on neid üle 20. Mehitamata maismaasõidukite ettevõtteid polnud varem üldse. Nüüd on neid üle 100. Sellist kasvu pole 21. sajandil nähtud ning see on võimaldanud Ukrainal drooni innovatsioonis Venemaaga sammu pidada. Elektroonilisel lahinguväljal on Ukraina samuti teinud edusamme, et piirata Venemaa arvulist ülekaalu, eriti just droonide osas. Siin tulevad mängu laserrelvad. Venemaa Telegrami kanalites jagatud videod, mis on juba iseenesest kõnekad, näitavad, kuidas Ukraina suunatud energiarelv lööb rivist välja fiiberoptilise juhtimisega FPV drooni. Kõnealune droon on see, mida mõlemad pooled nimetavad kelneriks või varitsustdrooniks. See maandub tee äärde madala energiatarbega režiimis, ootab vaenlase sõidukit, aktiveerub ja ründab. Fiberoptilisi kelnerid juhitakse füüsilise kaabli abil, mis kerib drooni lennates lahti. Kuna nad ei kasuta raadiosignaale, on nad elektroonilise segamise suhtes praktiliselt immuunsed. Just sellepärast on neist saanud üks ohtlikumaid ohte rindel. Muidugi on Ukrainal olemas oma fiiberoptilise drooni versioon, mille tulemused on sarnased, kuid võid väita, et Venemaa tegi selle edusammu esimesena ja on seda tõhusalt kasutanud, et takistada Ukrainal oma vägesid rindele lähedale paigutamast. Aga uus energiarelv võib selle eelise pea peale pöörata. Kaadrid näitavad kontsentreeritud valguskiirt, mis liigub mööda fiiberoptilist kaablit, mis ühendab drooni selle operaatoriga, pärast mida droon kaotab juhitavuse ja lülitub välja. See on tõenäoliselt oletatar Sunray laserisüsteem, prototüüp, mida demonstreeriti Atlantikule veebruaris, kirjeldatud kui auto pagasiruumi suurune ja võimelised väikseid droone sekunditega taevast alla põletama. Sergei Beskresnov, kaitseministeeriumi nõunik ja sõjaväe raadioside tehnoloogia spetsialist, vastas Venemaa väidetele, et kaadrid on ehtsad talle omase sarkasmiga. Venelased ütlevad, et me leidsime viisi, kuidas fiiberoptika vastu saada. Selle asjaga skaneerime me ka ajusid ja röövime inimesi, märkis Beskresnov. Aga videole jäänud Vene droonioperaatoritele ei paistnud see naljakas tunduvat. Erru läinud kontradmiral Mark Montgomery ütles ajakirjanikele vahetult enne selle kaadri ilmumist, et Ukraina võiks lahinguvälja lasereid kasutusele võtta 1–2 aasta jooksul. Võrrelge seda keskmise hankeperioodiga, mis ulatub 6 aastast ülespoole, kusjuures Ameerika enda droonitõrje lasersüsteemid on olnud aktiivses arenduses alates 2022 aastast. On ilmne, et droonitõrje võidujooksu kiirenedes ja droonidest saades lahinguväljal traditsiooniliste inimvägede asendajad võib esimesel riigil, kes suudab välja töötada tõhusa ja odava relva, olla tohutu eelis. Ja just seetõttu on laserrelva väljavaade nii ainulaadne. Kuna relv töötab elektriga, oleks selle kasutamise kulu märkimisväärselt väiksem kui vaenuliku drooni loomise kulu. See on vastupidine praegusele droonisõja majandusloogikale, kus suhteliselt kallist raketti või drooni kasutatakse odavamate vaenlase droonide tõrjumiseks, mis võib põhimõtteliselt kogu droonide kontseptsiooni pea peale pöörata. Kuid Ukraina on seda hoogu täielikult ära kasutanud. Maapinnal näitab lahinguvälja olukord 2026 aasta veebruaris, et Ukraina on vähemalt Sõjauuringute Instituudi hinnangu järgi paremas seisus kui 2026 aasta alguses.
Kui soovid täpselt teada saada, kuidas see juhtus, siis kindlasti telli sõjasaade. Me postitame iga päev sisu, mis jälgib kõike sõjaga seotud väga lähedalt. Lühidalt öeldes ei suutnud Venemaa talvehooaja tegelikke eesmärke saavutada. Vene väed hakkasid suhteliselt kiiresti edasi liikuma Huli poole ja Oleksandrivska suundadel. 2025 aasta oktoobri lõpus ja novembri alguses. Tõenäoliselt lootis Vene juhtkond, et need edasiliikumised täiendavad Orikivi lähedal toimuvaid operatsioone, võimaldades Vene vägedel linnale läheneda nii idast kui läänest ning lõpuks liikuda Zaporižja suunas. See manööver oleks võimaldanud Vene vägedel mööduda Ukraina tugevalt kindlustatud ida-lääne suunalistest kaitseliinidest Zaporižja oblastis, selle asemel, et üritada otseseid rünnakuid lõunast. Pea meeles, et Zaporižja oli sisuliselt üks viimaseid Ukraina vastupanu tuvipunkte selles piirkonnas, eriti pärast seda, kui Venemaa suutis pärast 2-aastast lahingut Pokrovskis saavutada Pirhose võidu. Sellel plaanil oli teatav loogika. 2025 aasta detsembri alguses hindas ISVV, et taktikaline läbimurre Huliapolist põhja ja kirde pool võiks võimaldada Vene vägedel saavutada operatiivseid edusamme. Seejärel 29. detsembril 2025 teatas Vene juhtkond plaanidest ühendada Orikivi ja Huli pool suunad, et liikuda edasi Zaporižja poole. Lisaks sellele näis lõppeesmärgiks olevat Ukraina kindlustatud vöönd, mis on tugevalt kindlustatud linnade koridor Donetski oblastis, sealhulgas Truškivka, Slovjansk ja Kramatorsk, kus Venemaa on sinna koondanud jõude, et seda rünnata oma 2026. aasta kevad-suve kampaania põhisuunana. Kuid just siin hakkasid asjad viltu vedama. Näete, Venemaa 2025-2026 aasta talvine raketi- ja droonikampaania Ukraina energiarajatiste vastu ei suutnud saavutada ühtegi oma kavandatud strateegilist eesmärki. Huulimata sellest, et Ukraina elektrivõrgule tekitati märkimisväärset kahju ja tsiviilelanikele põhjustati mitmekuuline raskus, ei suutnud Vene väed katkestada energiavõrku rinde lähedal ning nende rünnakud ei suutnud takistada Ukraina kaitsetööstuse baasi kasvu piirkonnas. Ukraina kaitseministeeriumi nõunik Hanna Gvostja ütles 19. veebruaril, et tootmine on alates 2022 aastast kasvanud 50 korda ja ulatunud hinnanguliselt $50 miljardi väärtuseni. Venemaa sihtis infrastruktuuri, mis oli mõeldud Ukraina relvatootmise peatamiseks, kuid relvatootmine kasvas sellest hoolimata. Koha peal olid Venemaa taktikad lihtsalt takistatud. Moskva panustas infiltreerumistaktikatele ja ründavatele tegevustele kergete motoriseeritud jõududega, mis tähendab ideaalis, et kaotatakse vähem soomustehnikat, kuid väga palju inimesi. Kuid 2025 aasta detsembri lõpuks oli juba aeglustumine, sest Vene väed olid eelnenud kuudel kandnud väga suuri kaotusi. Infiltreerumismudel töötas siis, kui Vene jalavägi suutis edukalt tungida Ukraina positsioonidesse, kogunes ja kindlustas end seal. Kuid Ukraina väed takistasid infiltreerunud üksustel saada tuge ülejäänud Vene vägedelt, lõigates nad sisuliselt vaenlase territooriumi keskel ära. See on tõenäoliselt jätnud Vene väed ilma ründepositsioonidest, kus nad kavatsesid alustada suvist pealetungi eesmärgiga jõuda Zaporižjani. Seejärel kasutas Ukraina vastupealetung, mis algas jaanuari lõpus, just seda ebaõnnestumist ära. Ukraina väed hakkasid Vene vägesid nii Dnipropetrovski oblastist välja tõrjuma ja õnnestasid venelaste ettevalmistusi kevadiseks pealetungiks. Äkiline muutus rindejoones tähendas, et Ukraina vabastas vähem kui kuuga üle 150 ruutmiili territooriumi, tagastades Ukrainale rohkem maad, kui ta kaotas suve keskpaigast hilissuveni esimest korda pärast 2023 aasta suvise vastupealetungi. Konkreetsete üksuste liigutamine näitab, kui ülekoormatud Venemaa tegelikult on. Vene sõjaväe juhtkond oli sunnitud ümber paigutama eliitõhudessantväed ja merejalaväeüksused Pohrossi suunalt ja Ida-Ukrainas asuvast Dobropilja taktikalisest piirkonnast lõunarindele, tõenäoliselt vastuseks neile samadele Ukraina edusammudele. Need olid sisulised väed, kes vaid napilt suutsid mõned kuud varem Pohrossi hõivata ning on samuti kandnud suuri kaotusi. Näiteks ei olnud ISVV täheldanud 656 motoriseeritud laskurpolgu tegutsemist lahinguväljal alates 2025 aasta augustist. See viitas sellele, et Vene sõjaväe juhtkond oli selle üksuse varem välja tõmmanud ja võis hoida seda reservis tulevaste ründeoperatsioonide jaoks. Sisuliselt on Venemaa sunnitud kulutama oma kevadise pealetungi reservi kaitseks mitu kuud enne plaanitud aega. Tõsiasi, et Ukraina taktikaliste vasturünnakute seeria sunnib Venemaad tegema operatiivseid ja strateegilisi otsuseid, viitab sellele, et Vene väed on juba ülekoormatud isegi suureks pealetungiks valmistudes.
Selle tulemusena võib Kreml olla sunnitud kas loobuma oma 2026 aasta kevad-suve pealetungi plaanidest või neid oluliselt kohandama, kas Donetski oblastis, Zaporižžja oblastis või mõlemas. Aga Venemaa probleem pole ainult kaotustes. Kogu Venemaa sõjamasina taga olev struktuur on väga ebakindlal alusel ja varisemise äärel. Võtame näiteks värbamiste arvud. Umbes 422 000 inimest sõlmis 2025 aastal lepingu Venemaa sõjaväega, mis on 6% vähem kui umbes 450 000, kes sõlmisid lepingu 2024 aastal. Venemaa julgeolekunõukogu aseesimehe Dmitri Medvedevi sõnul. Mõned Venemaa piirkonnad on väidetavalt majandusliku surve tõttu vähendanud sõjaväega liitumise boonuseid. Pea meeles, et see on seesama armee, mis alustas sõda umbes 160 000 Ukrainasse saadetud sõduriga ning seejärel kaasas konflikti ligi 900 000 sõjaväelast. Ja viimaste hinnangute kohaselt on Venemaa sõjas kaotanud üle 1,25 miljoni sõduri, ammendades sisuliselt kogu oma sõjaeelse reservi ja veel poole sellest lisaks. Täpsemalt öeldes näib tipphetk olevat olnud 2025 aasta detsembris, kui Venemaa kaotused ületasid esimest korda uute lepinguliste sõdurite arvu. Venemaa lisas sel kuul 27 400 lepingulist sõdurit, samal ajal kui kaotused ulatusid 33 200 hukkunud ja haavatuni. Varasematel kuudel olid värbamiste arvud Kremlile veel suhteliselt soodsad, kuid see aeglustumine muudab olukorra palju keerulisemaks. Ühe analüüsi kohaselt vajab Venemaa tegelikult umbes 45 000 uut värvatud kuus, et oleks üldse lootust 2026 aastal tõsist pealetungi korraldada. Arvestades, et see number ulatub vaevu 2/3 vajalikust, võib öelda, et Venemaa on sisuliselt kaotanud suure osa oma tempost, hoolimata sellest, et neil on endiselt üldine arvuline ülekaal. Kremli vastus on järgnenud etteaimatavale mustrile, laiendades värbamisbaasi allapoole. Venemaa on süstemaatiliselt laiendanud niinimetatud erikontingente, mida kasutatakse armee täiendamiseks. 2025 aastal laiendati seda kategooriat, hõlmates mitte ainult vange ja kriminaaluurimise all olevaid isikuid, vaid ka inimesi, kellel on tasumata rahalisi võlgasid, sealhulgas maksmata laene. Venemaa on samuti suurendanud välisriikide kodanike värbamist, eriti riikidest, mida ta peab sõbralikeks, sealhulgas Aafrika ja Lõuna-Ameerika riikidest, kus potentsiaalseid värvatavaid meelitatakse või isegi petetakse rahaliste hüvede või kodakondsuse lubadustega. See kõik viitab ainult ühele asjale. Venemaa ressursid on aeglaselt otsa saamas. Majanduslikus plaanis on Ukraina suutnud aegamisi kehtestada omaenda sanktsioonid, hävitades osa Venemaa naftatöötlemis- ja eksporditaristust. Lääs on samuti suurendanud survet, olles tähelepanelikum varilaevastiku laevade suhtes, mis sisenevad Läänemerre ja väljuvad sealt. Relvavaldkonnas on Venemaa ilmselt kaotanud eelise, mis tal oli odavalt toodetavate šahiidide kaudu. Ukraina kodumaiste kaugmaadroonide hankekulud on sarnased, kuid need ei ole seotud teise riigiga. Pea meeles, et kuna USA ja Iisrael on taas konfliktis Iraaniga, on Venemaa sisuliselt sunnitud loovutama osa oma olulisest relvastusest Lähis-Idast. Veelgi hullem on see, et Venemaa on sisuliselt tunnistanud, et ta ei suuda enam piirkonda mõjutada, kui ta 2024 aasta lõpus. Süüriast lahkus pärast kiireid opositsiooni pealetunge, mis sarnanevad sellega, mida Ukraina üritab teha Donbassis. Ja taktika osas on Venemaa kulutanud liiga palju aega, jõupingutusi ja sõdureid, püüdes edutult vallutada kahte piirkonna olulist linna, Pokrovski ja Zaporižžjat. Kuigi Pokros lõpuks langes, juhtus see alles pärast seda, kui Venemaa kaotas piirkonnas väidetavalt üle 25 000 sõduri, mis moodustab umbes 20% kogu kaotustest. Kõik see viib ühe järelduseni. Kui Ukraina alustab uut pealetungi Donbassi tagasi, võib Venemaa olla sunnitud tunnistama, et ta ei suuda seda enam peatada. Venemaa merevägi üritas varjata midagi asendamatut. Novorossijski sadamas, mis on pärast Musta mere laevastiku Krimmi katastroofi saanud selle laevastiku uueks baasiks, oli see peidetud ja pidi olema turvaline. Aga Ukraina leidis selle üles ja siis hävitas Ukraina selle. Ukraina on muutnud ööpäevaks ja purustanud terve Vene mereväe sadama, jättes endast maha vaid tühjuse, andes samal ajal surmava löögi Vene laevastikule, mis oli sõjas juba praktiliselt kasutuskõlbmatu. 1. märtsi ööl vastu 2. märtsi lasi Ukraina Novorossijski suunas, mis on nüüd Musta mere laevastiku peamine baas, valla tõelise droonide põrgu. See polnud lihtne rünnak. Ukraina ühendas oma õhu- ja meredroonid, et vallandada tohutu tulejõud, mis purustas Novorossijski baasi ja võttis laevastikust veel 5 laeva, mis pidid olema üheks võtmeteguriks Putini alustatud sõja võitmisel Venemaa jaoks. Nendest 5 laevast räägime mõne hetke pärast, kuid enne seda pärineb uudis rünnakust Dossier Špiona Telegrami kanalilt, mis annab ka mõned arvud.
see kanal väidab, et Venemaa õhutõrjeüksused on teatanud vähemalt 200 ründedroonist. Meil ei ole Venemaa kaitseministeeriumi väiteid, et need droonid oleksid alla tulistatud või et Ukraina põhjustatud kahju oleks tingitud droonide rusudest, mitte droonidest endist. See on Venemaa puhul haruldane ja see näitab, et Ukraina lõi nii kõvasti, et isegi ministeerium, mis pidevalt Ukraina rünnakute kohta valetab, ei suuda seda varjata. Selle rünnaku suur iroonia seisneb selles, et Novorossijsk on koht, kus Venemaa arvas, et tema Musta mere laevastiku sõjalaevad oleksid kaitstud. Tšuba. 2023 aasta oktoobris teatas ABC News, et Venemaa oli hakanud oma sõjalaevu sellesse baasi viima, kuna Ukraina raketid ja meredroonid purustasid laevastikku täielikult selle eelmisest baasist Sevastopolis. See oli Venemaa taktikaline taganemine. Oma kõige väärtuslikumate sõjalaevade viimine sadamasse, mis pidi olema kaitstud, jääma Ukraina ulatusest välja ning isegi kui Ukraina ründaks, oleks seal piisavalt kaitset, et kahju oleks tühine. Venemaa jätkas seda taganemist ka 2024 aastal, kuid Andri Jussov, kes on Ukraina peamise luureteenistuse esindaja, tegi selgeks, et Venemaa sõjalaevad ei saa end kauaks peita. Pärast raketikaatrite, dessantlaevade ja korveti hävitamist me neid merel ei näe. Nad üritavad oma taktikat muuta ja otsivad uusi kaitsevahendeid. Kuid Ukraina julgeoleku ja kaitsejõud ei jää ootama. Nad jätkavad tegutsemist, ütles Jussov 2024 aasta märtsis. 2 aastat hiljem tegutseb Ukraina tõepoolest. Ukraina on selliseks löögiks juba pikka aega valmistunud ja me selgitame hiljem videos, kuidas see kõik käis, kui räägime täpsemalt, mida see löök tähendab Venemaa vaevlevatele Musta mere laevastikule. Lisaks tabas Ukraina selle viimase rünnakuga palju enamat kui ainult laevu, nii et jääge meiega lõpuni, et rohkem teada saada. Aga enne seda kõike räägime kõige olulisematest löökidest. 5 Vene sõjalaeva on pihta saanud ja kõik 5 pidid mängima võtmerolli Venemaa katsetes Ukrainat okupeerida. Teeme ülevaate Venemaa sõjalaevade kaotustest. Esimesena nimekirjas on Valentin Pikkel, mida United24 meedia sõnul on projekt 266M miinitraaler, mis sai Ukraina öise droonirünnaku käigus tõsiseid konstruktsioonikahjustusi. Sõna miinitraaler kasutamine võib panna sind arvama, et see laev ei kujutanud Ukrainale erilist ründeohtu. See pole aga nii. Kuigi selle laeva peamine ülesanne on tõepoolest miinide traalimine, mis muudab avamerel liikumise Venemaa teistele sõjalaevadele turvalisemaks, on Valentin Pikkel ka ise omamoodi ründejõud. Dögal selgitab laeva profiilis lähemalt, märkides, et see võib toimida ka allveelaeva tõrjelaevana. See näitab kohe, kuidas see sõjalaev võib Ukrainale probleeme valmistada. Kuigi Ukraina ei kasuta täismõõdus allveelaevu, on tal varuks veealuseid droone, nagu Seevai, mida on varem kasutatud Novorossijski ründamiseks. Valentin Pikkel oleks võinud aidata Venemaal mõningaid neist veealustest rünnakutest ära hoida. Oleks võinud, aga enam ei saa. See laev kujutab endast ohtu ka Ukraina õhudroonidele, rakettidele ja hävitajatele. See on varustatud 20 igla lühimaa õhutõrjeraketiga ning 2 30 mm AK-306 kahuriga. Kui lisada veel hulgaliselt elektroonilise sõjapidamise seadmeid, saad laeva, mis suudab end kaitsta, kahjustada osa Ukraina ulatuslikest õhu- ja mereväeüksustest ning on võimeline läbima 3000 meremiili, mis annab sellele 15-päevase autonoomsuse. Nüüd on see missioonilt väljas ja United24 meedia raporti põhjal ei tule see niipea tagasi. Järgmisena on nimekirjas paar Project 1 1124M Albatrossi sõjalaeva, Jaisk ja Kazimov. Mõlemad on väikesed allveelaevade vastased laevad, mida Ukraina suutis tabada, kui need olid Novorossijskis kai ääres. Ja nagu Valentin Pikkel, võivad need olla probleemiks Ukraina strateegiale kasutada allveedroone Musta mere laevastiku edasiseks kahjustamiseks ning Venemaa võtmetähtsusega taristuobjektide, näiteks Kertši silla ründamiseks, mis toetavad Venemaa sõjategevust Krimmi piirkonnas. Naval Technology pakub veidi rohkem teavet. Seal öeldakse, et projekti 1124M laevad on pigem mitmeotstarbelised alused kui spetsialiseeritud allveelaevade vastased laevad. Lisaks allveeohtude tõrjumisele saab neid laevu kasutada merepatrullideks, luuretegevuseks, konvoide kaitsmiseks, ühendusteede kaitsmiseks ja miinide paigaldamiseks vee alla. Igal laeval on 80 meeskonnaliiget. On ebatõenäoline, et Ukraina rünnaku ajal oli keegi pardal, mida kinnitavad ka hiljem jagatavad ohvrite arvud. Aga isegi kui Ukraina ei tapnud selle rünnakuga 160 Vene meremeest, on nad nende laevad siiski ära võtnud. Meremehed pole just eriti kasulikud, kui nad ei saa oma aega merel veeta. Nii et nüüd peab Venemaa maksma palka oma tegevteenistuses olevatele sõjaväelastele, kes ei saa teha muud kui niisama istuda ja pöialt keerutada. Projekt 1124ML on lisaks allveelaevadele suunatud relvastusele ka veidi tulejõudu. Lisaks sõjalaeva sisse ehitatud 2 TTA-53 2 torpeedoga laskeseadmele on sellel ka osa MA2 õhutõrjeraketisüsteem, millega saab sihtida koptereid ja lennukeid.
Venemaa saab laevale paigaldada ka 2 suurtükki, näiteks 76,2 mm AK-176M raskekuulipilduja või 2,57 mm A-220 kahurit. Teisisõnu, see allveelaevatõrjelaev on üllatavalt mitmekülgne. Ja Ukraina ei taha, et Venemaa kasutaks seda mitmekülgsust Mustal merel enda kasuks. Nüüd Venemaa ei saa seda teha. 2 selle projekti 1124 M-laeva on hävitatud. United 24 meedia raporti ajal kinnitasid satelliidipildid, et 5 sõjalaeva olid pihta saanud, kuid teada oli ainult 3. Nüüd on meil rohkem teavet 2 teise laeva kohta. See teave pärineb Euromaidan Pressilt, mis avaldab, et Ukraina sihtmärkide nimekirjas 4. laev 1. märtsil ja 2. märtsi öösel oli Admiral Essen. Üks Venemaa fregate, Admiral Essen, sai peaaegu täpselt pihta ühe Ukraina drooniga, mis põhjustas laeva PK-10 passiivsete vastumeetmete heitjate plahvatuse. Need seadmed peaksid laskma välja soojus- ja fooliumi peibutisi, et varjata sõjalaeva vaenlaste eest. Tundub, et see ei toiminud, eks ole, Putin. 5. märtsi uuenduses kinnitas Kiev Post, et Admiral Essen sai tabamuse. Lisaks öeldi, et Ukraina tabas laeva nii tugevalt, et see ei suuda enam oma kaliiber-tiibrakette tulistada. See on Ukraina jaoks väga oluline, sest Venemaa on kasutanud Novorossijski suhtelist lähedust Ukrainale, et tugevdada oma pidevaid raketi- ja droonirünnakuid. Kaliiber-tiibraketid on nendes rünnakutes mänginud väga suurt rolli. Me nägime seda 7. veebruaril, kui Ukraina uus hääl teatas massiivsest Vene rünnakust, mis oli suunatud Ukraina elektrivõrgule. Venemaa kasutas selles rünnakus 24 raketti ja mõned neist olid kaliiber-tüüpi raketid. Kas need raketid lasti välja Admiral Essenilt? Me ei pruugi seda kunagi teada saada, kuid Ukraina on just teinud nii, et Venemaa ei saa oma fregatti lähitulevikus kindlasti enam kaliiberrakettide tulistamiseks kasutada. Kiev Post lisab, et Ukraina droonirünnak hävitas lisaks TK-25 elektroonilise sõjapidamise ehk EW-süsteemi kahjustamisele ka Admiral Esseni granaadiheitjad. See tekitab häireid ja on võimeline tuvastama radari kiirgust. See on veel üks suur uudis Ukrainale. Veel ühe EW-süsteemi rivist väljalangemine tähendab, et Venemaal on Novorossijski baasis vähem kaitsevõimet, mis avab Ukrainale tulevikus veelgi rohkem võimalusi rünnakuteks. Ukraina hävitas isegi osa fregati õhutõrjerakettide juhtimissüsteemist, mis tähendab, et see pole Venemaal enam kasulik, kuna Ukraina on selle muutnud lihtsaks sihtmärgiks. Ja see viib meid selle lahingu viimase laevani. Aga enne kui me selleni jõuame, on veel palju muudki tulemas. Kui saad sellest sõjasaates väärtust, ära unusta tellida, et olla alati sündmustest ees. Lõpuks on meil Molnaja raketikaater, mida Euromaidan Press nimetab projekti 1241 sõjalaevaks. Ukraina droonid tabasid otse selle aluse ahtriosa, kus nende sõnul asub Molnaja masinaruum, peamootorid, diiselgeneraatorid ja paar AK-630M 30 mm suurtüki paibeldist. Laev on võimeline kasutama lähimaa õhutõrjes just nende droonide vastu, mis teda tabasid. Venemaa ehitas kõik oma projekti 1241 laevad nõukogude ajal ja lõpetas neist 80 ehitamise aastatel 1979 kuni 1984. See ei tähenda, et Venemaal oleks tohutu varu neid sõjalaevu, millega asendada seda, mille Ukraina just hävitas. Mereväe entsüklopeedia märgib, et enamik neist 80 eksporditi teistesse riikidesse, nii et Venemaa on kaotanud raketilaeva, mis kuulus niigi kahanevasse varusse. Meie korduvad viited sellele, et Molnaja on raketilaev, annavad ka aimu, et sellel on palju rohkem kui vaid 30 mm kahurid. Laevaale saab paigaldada SAN-5 õhutõrje raketikomplekse, milles igas on 16 raketti, mis on mõeldud lennukite ja helikopterite sihtimiseks. Nendel laevadel on ka B-270 Moskett-raketid, mis paigaldatakse ülemisele tekile kaherakulistesse raketilennutitesse. Nii nagu mitmed teised laevad, mille Ukraina hävitas 1. märtsi reidi käigus, on Molnaja mitmekülgne, kuigi vananev jõuline alus, mis pidi olema parem kui kõik, mida Ukraina suudab mereväe rindel välja panna. Nüüd on see veel üks suitsev laev 5, mida Ukraina tabas droonidega. Ja arvestades selle vanust ning fakti, et Venemaa ei tooda enam projekti 1241 laevu, näib olevat vähe tõenäoline, et Venemaa suudab kahjustused parandada. Et sellele kogu laevastikku tabanud suurele löögile veelgi õli tulle valada, lisab United 24 meedia, et sõjaanalüütikud on täheldanud kai peal tumedat läiku, kus varem asusid need projekti 1124 korvetid, millest me varem rääkisime. See tume laik võib viidata sellele, et Ukraina droonid tabasid ka kaid või tähendab see, et Venemaa sõjalaevadele tehtud rünnakutest põhjustatud tulekahju levis kaile, põhjustades veelgi rohkem kahju ja uskuge meid, kahju on veelgi rohkem. Seda on palju, nagu me video lõpus lähemalt uurime. Aga enne kui me sukeldume kõigesse, mida Ukraina saavutas mereväe baasis, mis pidi olema sama turvaline kui ükski teine Venemaal Mustal merel, vaatame, mida see viimane rünnak Venemaa jaoks tähendab. Üks asi on kindel, mis iganes kaitse Novorossijskil ka poleks, see ei toimi.
kogu Musta mere laevastiku kõige väärtuslikumate varade ümberpaigutamise mõte Novorossijski oli kaitsta neid varasid Ukraina rakettide ja droonide eest. Mõte oli ühendada suurem kaugus parema õhutõrjega ning mõnede sinna liikunud sõjalaevade elektroonilise sõjapidamise võimekusega, et takistada Ukrainal sooritamast rünnakuid nagu see, mida me just nägime. Ja teoorias on selles mõte. Novorossijsk asub märkimisväärselt ida pool võrreldes Musta mere laevastiku eelmise baasi Sevastopoliga, sest nende kahe sadama vahel on umbes 300 kilomeetrit ehk umbes 186 miili. Kui lisada kaugus, mille Ukraina relvad pidid Musta mere kohal läbima, et Sevastopolini jõuda, siis on näha, kuidas kaugus selles võrrandis rolli mängib. Näiteks Storm Shadow rakettide ekspordiversioonid, mida Ukraina kasutas sõja varasematel aastatel osa Musta mere laevastikust hävitamiseks, ulatuvad umbes 250 kilomeetrini. BBC andmetel seab see suure osa Mustast merest ja võib-olla ka Sevastopoli ohtu. Novorossijski puhul mitte eriti. Mida Vladimir Putin ja tema Kremli kaaslased ei osanud arvestada, oli see, et Ukraina suudab ise ehitada relvi, mis suudavad tungida palju sügavamale kui ükski neist, mis tal oli siis, kui Venemaa alustas oma tagasitõmbumist Novorossijskisse 2023 aastal. Nüüd on Ukrainal sellised relvad nagu Sea Baby, samuti õhudroonid, mis suudavad läbida sadu või isegi tuhandeid kilomeetreid. Nii et sihtmärk, mis kunagi oli käeulatusest väljas, on nüüd täiesti kättesaadav. Ukraina teadis, mis tulemas on juba ammu enne, kui Venemaa sellest aru sai. Tegelikult Venemaa ei saanudki sellest aru. Novorossijskis poleks olnud ühtegi sõjalaeva, kui Venemaa oleks sellest aru saanud. Kuigi on raske öelda, kuhu need laevad oleksid veel saanud minna, ilma et nad oleksid Musta mere piirkonnast täielikult lahkunud. 2025 aasta septembris hoiatas Ukraina mereväe pressiesindaja Dmitro Petinchuk Venemaad isegi otse, et laevade hoidmine Novorossijskis ei aita neid kuidagi. Me hävitame need otse seal ja nad saavad sellest väga hästi aru, ütles Petinchuk. Liigume kiiresti detsembri keskpaika ja Ukraina tegi seda, mida Euromaidan press nimetas võimatuks. Ukraina droonidel õnnestus Novorossijskis rivist välja lülitada Vene Vaševjanka klassi allveelaev rünnakus, mis hävitas veel ühe Vene relva, mis oli võimeline tulistama kaliibri tiibrakette. Kui Venemaa poleks kuulnud Petinchuki hoiatust, siis see rünnak tegi selle ülimalt selgeks. Ukrainal olid vahendid rünnata laevu, mida Venemaa üritas oma kauges sadamas varjata. Ometi ei teinud Venemaa midagi. Ukraina kasutas seda fakti ära 1 märtsil ja ka 2 märtsil. Detsembrikuu rünnak paljastas Novorossijski kaitse nõrkused ning Ukrainal oli nüüd plaan veelgi suuremaks löögiks, mis on Musta mere laevastikku veelgi rohkem halvanud. Venemaa ei suutnud midagi sellest peatada ja veel 5 sõjalaeva kaotamisega on Ukrainal võimalus uuesti ja uuesti rünnata. Muide, ära alahinda, mida see viimane löök Venemaa jaoks oma sõjastrateegia Musta mere osas tähendab. See strateegia oli juba enne Ukraina viimast lööki kokkuvarisemise äärel. Nagu Defense Express teatas 26 veebruari artiklis, oli Musta mere laevastik juba ammu enne Novorossijski rünnakut sisuliselt rivist väljas. Vähemalt 25 Venemaa sõjalaeva oli veebruari lõpuks rivist välja löödud, mis moodustab umbes 1/3 kogu laevastiku jõust. Nüüd võib sellele nimekirjale veel 5 lisada. Väljaanne kirjutas, et Venemaa kunagi kardetud laevastiku võime piirkonnas ja kaugemal merejõudu rakendada on tõsiselt piiratud, sest see peab oma taktikat pidevalt kohandama üha piiratumates tegevustingimustes. Venemaa on oma Musta mere ebaõnnestumistest hästi teadlik, kuigi ta ei saa nende suhtes midagi tõhusat ette võtta. Venemaa mereväe juhtkonnas on selle kõige tõttu pead veerenud ning tundub, et Musta mere laevastiku praegune ülem Sergei Pintšuk kõnnib väga õhukesel jääl pärast seda, kui jaanuari lõpus ilmusid teated, et Kreml kaalub temalt võimu äravõtmist, kuid sellest poleks mingit kasu. Venemaa ainus võimalus praegu on hoida oma sõjalaevad Mustast merest eemal ja nii kaugel kui võimalik. Pintšukist võib saada viimane patuoinas riigi Musta mere äparduste eest, kuid ükskõik, kes teda ka ei asendaks, seisab ta silmitsi Ukraina probleemiga, millele pole lahendust. Ukraina suudab tabada Novorossijskit. Laevastikul pole kuhugi mujale minna kui nii kaugele, et ainus alles jäänud kasutus, rakettide tulistamine Ukrainasse sadamast, kaob. Kõik see viib meid tagasi millegi juurde, mida oleme juba mitu korda maininud. Nii laastav kui Venemaa jaoks ka pole kaotada Musta mere laevastikust veel 5 sõjalaeva, tegi Ukraina vähemalt 200 droonist koosnev parv veelgi rohkem kahju, kui me nende laevade pealt näeme. Ukraina kindralstaap kinnitas seda 2. märtsi postituses, kus avalikustati kõik muu, mida neil õnnestus Novorossijskis tabada eelmisel ööl toimunud rünnakute käigus. Ukraina droonid leidsid oma sihtmärgid Shaskari naftaterminalis, mis on Venemaale õigeaegne meeldetuletus, et Ukraina ei loobu oma strateegiast hävitada Venemaa kõige kasumlikum tööstusharu. United 24 meedia teatel puhkes kompleksist tulekahju ning kindralstaap lisas. Esialgse info kohaselt on kinnitatud kahju terminali naftamahutitele ja S-400 kompleksi radarijaamale.
nii oluline kui ka nafta kaotus on Ukraina tulevase strateegia jaoks võtmetähtsusega just S-400 hävitamine. See on veel üks õhutõrjesüsteem, mis oleks võinud takistada Ukraina droonide ja rakettide rünnakuid Novorossijskile, nüüd mängust väljas. Ja see tähendab veelgi rohkem avatud õhukoridore, mis võivad viia selleni, et märtsi alguse rünnak oli pigem eelmäng tulevikus toimuvatele sündmustele, mitte Ukraina jaoks tipphetk. Euromaidan Press lisab veel, et Ukraina suutis hävitada ka S-300 juhtimisradari ning samuti Pantsir S-2. See tähendab veel 2 õhutõrjesüsteemi hävitamist ja me ei pea kordama, mida see tähendab. Ja tulles tagasi naftarajatiste juurde, ütleb sama allikas, et Ukraina suutis hävitada 6 Shashkari terminaali naftalaadimiskohta. Need laadimiskohad oleksid vastu võtnud naftat, mis liigub läbi Krimmi ja jõuab lõpuks Ukrainasse. Kui alles on vaid üks laadimiskoht, siis Venemaal saab olema keeruline oma vägesid vähemalt järgmiste päevade jooksul varustada. Ja lõpuks on ka ohvreid, tegelikult vähemalt 17. Euromaidan Press teatab, et 3 Venemaa meremeest hukkus Ukraina öises rünnakus ja veel 14 sai haavata. Me ütleksime, et need on meremehed, keda Venemaa enam kasutada ei saa, kuid kuna nii paljud tema sõjalaevad on muutunud suitsevateks vrakkideks, oli see juba niigi nii. Siin on tegemist rünnakuga, mille sarnast Ukraina pole varem toime pannud. Ukraina on varemgi Musta mere laevastiku laevu hävitanud, kuid mitte kunagi 5 ühel ööl. Ukraina on varemgi Novorossijskile löögi andnud, kuid mitte kunagi nii rängalt kui 1. ja 2. märtsil sadamat tabades. See on rünnak, mida mäletatakse aastaid ja see tuletab meelde, mida Ukraina suutis vaid mõned nädalad varem Siverskis maa peal korda saata. See oli veel üks operatsioon, kuigi täiesti teistsugune, mis läheb ajalukku, kui sõda kord läbi saab. Kõigest sellest saad teada, kui vaatad meie videot ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida, et olla kursis kõigi meie kajastustega Ukraina viimastest ja suurimatest löökidest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!